sekundit, see on meie võimalus nüüd. Me oleme seda mängu korrali ootanud. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Nii, tere taas kõigile korvpallisõpradele. Maikuu on läbi ja korvpallihooajad hakkavad ka vaikselt läbi saama, aga meie oleme endiselt stuudios, mina Rasmus Voolaid, minu kõrval, nagu ikka kaassaatejuht, tore Tiit Liblik. Tore Rasmus, aitäh, tere ka minu poolt ja jah, oleme siin hiliskevadisel ajal, üle maailma hakkavad meil siin meistrid selguma kõikjal, oleme siin päris viimases otsas ja eestlaste jaoks siis ilmselt ootame veel Hispaania meistrit, Poola meistrit ootame, soovime veel Janari Jõesaarele siit õnne veel meistritiiti puhul, aga siin umbes nädal tagasi sai ka meie kodumaal asjad selgeks, et üks vägevamaid finaalseeriaid Eestis, mida üldse viimasel ajal määnatud on ja et kinnitus ka, et vastasseis Tallinn-Tartu on täielikult tagasi. Ja üks selle vastasseisu taassünni peaarhitekte on meil siin külas täna, et värske Eesti meister, Eesti-Läti liiga MVP, vabal ajal aktiivselt isarolli täitev, oli täna võib-olla vaba päev oleks võinud olla, aga kutsusime siia. Karl-Johan Lips, tere. Ja, tere ka minu poolt. No. Kuidas siis on? Mis tunne on? No jah, see on see klassikaline küsimus, eks ju. No, praegu on tunne hea, et siin viimased päevad on nüüd saanud nagu kolida muidugi, see on seda tunnet natuke alla viinud, aga no. Kolimine vist on üks tüütumaid asju üldse. No ma ütlen, et minul ja mu naisel eriti need, ütleme, mul on seal see musklimehe roll, et tõstad ja tema on ajud ja sina oled lihased. Jah, et seal lähen see lahti ja kokku pakkimine on ikka päris korralik, et kui mõeldagi nüüd need 2 Tartu hooaega, et tegelikult on saanud, eks ju, 4 korda põhimõtteliselt kolida ja nagu Tartu siseselt ka. No selles mõttes jah, et ütleme Tallinn ja Tartu, eks ju, hooaja algus, hooaja lõpp ja pluss siis mul seal Tartus nagu 2 hooaja vahel elukoht muutus, nii et nagu selle hooaja alguses oli lausa niisuguse 3 koha vahel kolimine, et mul mingid asjad olid seal Tartu korteris, mingid me tõime Tallinnasse oma koju ja siis sai nagu kuidagi 3 koha vahel kolitud, et jah, aga nüüd on õnneks see kiirelt paari päevaga tehtud, et proovisime nii-öelda panna 100-ga, aga et saada nii kiirelt kui võimalik, et nüüd on mingid viimased kastid vaja panipaika viia, mingid asjad jäätmejaama ja sellega asi piirdub. Aga kui me sellele teemale korra jääme, siis kuidas see Poola viimine käib, et viskate kõik asjad, mis vähegi mahud auto peale, panete Poola või seal on mingid lahendused? Me oleme natukene arutanud, aga täpselt ei ole seda veel paika pannud, et noh, tegelikult on see, jah, ütleme, et sul on 2 last ka, et neid asju ikka on, ma arvan, et see kuidagi ühest autosõidust ei piisa. No ütleme jah, mingi siuke hübriidlahendus, et mingid asjad koha pealt osta ja ma ei tea, praegu tundub kõige mõistlikum, et äkki selline plaan, et mina sõidan siis autoga, et see on mingi 12-13 tundi, panen auto nii täis kui võimalik ja siis naine tuleb lastega ja lennukiga ja siis saab veel mingid kohvrid võtta, et ma arvan, et see on praegu siuke, tundub praegu kõige optimaalsem. Aga Kossu juurde tagasi tulles, siis kas see tiitel on kohale jõudnud tänaseks? Mida see nagu Tartu linna jaoks justkui tähendas ja kõikide nende inimeste jaoks? Jaa, on küll, et kui see nii-öelda kohene emotsioon oli võib-olla pigem nagu pingelangus, et ei kahtanud, aga siis sai seal seda nauditud ja pidutsetud ja siis kui lõpuks nagu pühapäeval võtsin selle telefoni lahti, hakkasin nii-öelda vastama nendele kõikidele, kes mulle õnne soovisid. Toonitan, et mäng oli siis nagu reede õhtul, ehk siis laupäeval olid veel näpud püsti ja mööda linna ringi ja pühapäeval said lõpuks nagu maha istuda. Tsiteerisid ise ennast mööda linna. Ütleme, et sellised vägevamad vennad panid veel pühapäeval ka, aga ma ei hakka ütlema, kes, aga minul sai jaks otsa, et mis ma siin tegelikult, ütleme nii, et terve hooaja peale ka alkoholi põhimõtteliselt ühe korra joonud, et oli seal vist peale karika finaali ja see oli ka siuke paar õlut, et ütleme, et organismile oli see ikka korralik šokk, mis seal pärast peale hakkas, aga jah, ja ma arvan suures plaanis veel see ka, et nii-öelda kui tagasi mõelda, et eks ilmselgelt see oli kõik endale ülioluline nii-öelda organisatsioonile, linnale, aga ma ütleks veel niimoodi, et enne seda, kui see nii-öelda oligi see reede õhtu,
siis peale mängu seal platsi peal, pärast seal Püssirohu keldris, ka see nädalavahetust linna peal, et enne seda tegelikult ikka nagu päris lõpuni ei hoomanud, kui palju see tähendab, et ma ei tea, et tundub küll, et Eestis ikkagi see, vähemalt Tartus nagu see korvpallibuum on ikka praegu ikka selline, et ma loodan, et selle pealt suudetakse veel midagi välja pigistada, et noh, ma ise võtan, et see mäng sai läbi korra seal see kõigiga nii-öelda patsu pandud, sai need medalid kätte ja siis mina näiteks ei näinudki, et millal see võrk üldse maha võeti, et mul oli seal umbes 1,5 tundi tuli järjest inimesi, kes tahtis pilti, kes autogrammi, kes lihtsalt õnnitleda. Kes tahtis intervjuud ka, siin mina siis seisin ka umbes, ma ütlen, ilma liialdamata 20 minutit vähemalt koos Ats Kuldkäpiga Delfist, no selles samas sabas nagu pigem 30 minutit ja siis saime korraks signaali, et teeme selle asja, et sa teed need lõpuni, siis läks veel mingi 20 minutit, mingi 45 minutit oli vähemalt nagu oli vaja nagu oodata, et sinu nagu rääkida saada korraks. No vähemalt te saite omavahel, eks ju arutada, et jah. Ülejad seisid üksinda seal enamasti. No täpselt, et vähemalt oli natuke lõbusam. Aga see oli tõesti oli raju ja ma arvan küll, et sinu ümber oli kõige suurem nagu see ring, kuigi seal oli kõigi ümber see suhteliselt suur see ring ikkagi. Ei, ma vaatasin ka seal, et ega Passal läks ka ikka päris kaua aega, et lõpuks kui meie seal Passaga riietusruumi jõudsime, siis vist väga seal kedagi rohkem polnudki, Laane vist ka oli, Rait oli ka, aga paljud olid juba saanud nagu minema, et me alles läksime seal pesema. Räägi natukene äkki siis nagu sellest pidustusest, mis siis Püssirahus sai, nagu neid kõnesid ja ilutulestikku ja pilte, videosid oleme näinud, aga mis siis nagu nii-öelda kaadri taga toimus ja kui kaua see pidu käis ja kuidas siis laupäeval edasi läks? No ütleme, Püssirahus oli niisugune, nagu alguses niisugune siis ametlik osa, eks ju, rääkisime värki, siis meil seal üleval oli tehtud niisugune natuke privaatsem ruum, kus saime natuke süüa, juua, kes juba läks seal ronis juba lavale või mida, sellest, kes tahab, räägib ise. Mingisugused karaokesid ja asju me oleme ka näinud videodes. No siis, kui on jõudnud, siis on eks okei, noh. Mis sa laulsid? Mina vist ei laulnudki midagi. Aga sinust lauldi, võib vist öelda või? Ma ei tea, ma ise ei pannud tähele, ma seda nägin, et ma tulin alla ja siis ma nägin, et see Dylan seal laulis seda Justin Bieberi Babyt, siis ma mõtlesin, et kuhu ma nagu sattunud olen, ma läksin kohe kiirelt sinna ruumi nagu tagasi. Andre vist laulis Mailersit või? No Rassika oli omas elemendis, nagu seal oli näha. Hellad Velled oli ka vist mingi kuidagi mängus. Taika tegi mitu laulu, et seal oli näha, et ta oli ikkagi omas nagu elemendis. No ja siis sealt edasi oli niisugune, ütleme, mingi punt püsis koos, mingi punt mitte, ma arvan, kõik läksid seal, oli seal linna peal erinevad liikumised. Järgmine päev veel korra saime kokku ühes niisuguses, mis on mingi Forelli tiik, ma jäänud koha nime nagu kuskil veits nagu Tartust väljas või? Jah, mingi tee ääres, seal, et teeks siis, vabandan, et ma seda nime ei mäleta, aga selles mõttes shout-out, et väga head sööki sai vitamiinid sisse tagasi ja siis käisime kusagil seda Champions League'i finaali vaatamas jalgpalli ja siis jälle linna peale, kellel mis liikumised, ütleme, seal olid juba niisugune kõik midagi tegid, aga niisugused pundid natuke olid nagu laiali valgunud, et sest ma tean juba laupäeval näiteks ei olnud enam Markust näiteks, et Markus ja Hannes läksid siis päev hiljem peale seda läksid veel Hugo Toomiga koos, läksid sinna Swedish House Mafia kontserdile, ma tean, et ma nagu, kui ma enne kuulsin, siis mõtlesin, kuidas see veel välja näeb, vaata, et aga sa küsisid ka neilt, kuidas see siis välja nägi või? Ma ei ole pärast rääkinud, aga nagu Markusel vist oli enne veel mingisugune sugulaste kellegi sünnipäev, siis ta saatis mingi videoid ja pilte, kuidas ta seal selle suure laste basseini batuudi peal hüppas nende, omal medal oli veel kaelas, eks ju. Siis küsisime ka, et kas õhtul lähed sinna kontserdile ka medaliga, et kui Hugoga tuleb tagasi Tartusse sinise silmaga. Jah, aga vist sain aru, et selleks ajaks vist võeti juba ära ja läks nagu edasi. See esmane emotsioon, mis sa ise nagu ütlesid ka, oli pigem nagu isegi see, et et nagu ei kaotanud, et siin meistrite liiga finaali ka korra puudutasid, et ma ise Arsenali fännina, Arsenal võitis Inglise liiga, on ju 22 aastat on oodatud ja
see, mis oleks nagu tähendanud kaotus, tähendaks seda pinge veel kasvamist ja sellele nagu paisumist ja nagu natukene sarnane tunne oli mul nagu Tartuga ka vist, et pikka aega ei olnud seda tiitlit tulnud, kõik nagu on selle nimel roppu vaeva näinud, justkui nagu kõik väärivad seda, aga see ei ole alati ainult sinu teha, aga just see pingelangus ongi võib-olla see nagu, võib-olla isegi tugevam sellest võiduemotsioonist või kuidas see tunne on? jah, kõigepealt selle Arsenali juurde tulles, meil on ka Passa ja Kaur on suurorgan, suured Arsenali fännid, kõigepealt ütleks, et see, et üldse selle Inglismaa tiitli saite kätte, nagu olge rahul, noh. Tahate veel Champions League'i tiitlit ka, et te ei ole nagu üldse tiitlit võitnud, kusagilt tuleb alustada, et hakkab seda mentaliteeti kasvatama. Väga hea külaline, ainult kulda räägib. ma ei ole nõus, aga okei. Mis klubid on sul endal siis? No siin jällegi tuleb veel haigemad puud, aga minul on nagu Manchester City, noh, sealt tuleb nagu kogu aeg tulevad sellised puud, et mul oli see algusest peale Manchester City. No selles mõttes, kui mina olin juba hakkasin jalgpalli vaatama, eks ju, siis ütleme, need naftarahad hakkasid tulema, et ma mäletan tegelikult mul oli see, et väiksena vaatasid, et jubedalt meeldis nagu Brasiilia ja siis Robinho läks Citysse, eks ju. Kes siis arvas, et ta läheb Unitedisse? See oli see nali ka veel. Ja siis oli see, et nagu tegelikult nagu ta ümber veel seda satsi ei olnud, aga nagu mulle väga meeldis vaadata, kuidas ta seal nagu toimetas nagu ja ta lasti nagu hästi vabalt mängid, kuidagi sealt see hakkas ja sealt see jäi, aga tulles nüüd Tartu juurde, et jah, et ma arvan, et kui oleks selle, ütleme, 3. mängus lõpetanud, eks ju, või siis ütlemegi see 5. mäng oleks olnud selline punkti, et seal lõpus mingi vise, siis oleks võib-olla tulnud niisugune hull see eufooria ja niisugune võidujoovastus, aga kuna see oli ikkagi, mis ütleme, paned kõik need asjad kokku, et kaua see Tartu on, eks ju, tiitlit ootanud ja jahtinud, eks ju, siis enda väljaütlemised, et Tartu tuleb, eks ju, meistriks ja siis veel nagu see, et noh, mul oli see leping nagu juba tehtud, eks ju, et ma teadsin, et see on mul nagu viimane kodumäng mõneks ajaks Tartus, et nagu noh, ikka väga-väga, eks ju, tahtis seda, et pigem oli niisugune nagu noh, pingelangus ja et ei tulnud seda kaotust, et see jõudis paar päeva hiljem nagu kohale, et oled nagu Eesti meister. Kas mõnes mõttes, mingil hetkel mõtlesid, et nagu oled veits liiga suure pinge endale ise ka peale pannud, nagu, et mingisugused väljaütlemisi hakkasid kahtlema juba nagu noh, tagantjärele oleks ju midagi mitte öelda või? Ei, ma seda ei tea, et selles mõttes lõpuks ma olen nagu selline inimene, et minu arust nagu ei ole nagu mõtet nagu mingit sousti ka ajada, et kui ma midagi mõtlen, siis kas ma ütlen seda või siis ma lihtsalt ütlen, et ma ei kommenteeri seda teemat, et ma ei hakka mingisugust nagu jama ajama, eks ju, et ja teistpidi, no ma ütlen, lõpuks on ju, ütleme see pinge ja kõik see, et see nii-öelda peas lahti muukida, tegelikult see on nagu privileeg, noh. Et su pinge on nagu see, et su elu nagu kõige suurem pinge on nagu see, et sul on rahvas on, kes elab kaasa ja sa teed nagu korvpalli ja siis sul on võimalus nagu midagi võita või kaotada. Et see on ikkagi pigem niisugune hea pinge, mis nagu motiveeribki rohkem, et noh, tõeline, ütleme, päris pinge on see, et inimesed, kellel on ma ei tea, peres igasuguseid jubedaid haigusi, ma ei tea, lastel, eks ju, on peresid, kus ma ei tea, ütleme, esmaspäeval on palgapäev ja reedel on isal 4 eurot kontol ja ta peab mõtlema, et kuidas ma oma lapsed ära toidan, et see on nagu pinge, noh. Et see pinge, mis meil on, see on ikkagi niisugune nagu, noh, et ei tasu nagu sellele liiga palju mõelda, lõpuks on ikkagi nagu privileeg. Aga seda sama privileegi tegelikult sa vist nagu väga oma karjääri jooksul polegi saanud nagu tunda, et kui need viimased 2 aastat, kus sa oled nagu siin Eesti tiitlit jahtinud, aga nagu varasemalt on pigem, polegi ju nii lähedal sellele olnud, et mõtleks, et tegelikult ju kossu mängid sellepärast, et midagi kaela saada ka ja nagu midagi võita. Jah, ütleme suures plaanis küll, kuigi seal on olnud, noh, ütleme selliseid nagu ütleme, kui sa mängid mingis väiksemas klubis, kus sa mängid nagu, eks ju, pronksi peale, siis see pronks ongi nagu kuld sulle põhimõtteliselt, et sul on eriti need aastad, mis ütleme, minu karjääri algusaastad jäid ka ikka sinna, kus nagu Tartu ja Kalev olid nagu kõigist nii üle, et kõigil teistel oligi nagu see pronksi peale madistamine, eks ju. Ja no ma mäletan ka näiteks seda Viimsi esimest aastat, kui me seal Eesti-Läti liiga hõbedale tulime, et ma ütleks seal ka ikkagi, noh, kui võttagi see aasta näiteks lahti see Eesti liiga play-off, siis tegelikult seal oli nagu kõigil varianti ja et ma arvan,
nii ühtlast ja samas nagu kvaliteetset hooaega, kui see oli nagu väga ei tulegi ette, et seal olid nagu kõik, no Raplal läks välismängijatega jumala täppi nagu selles mõttes, et väga kvaliteetselt, kõik läksid kõrgemale tasemele ja nad said veerandfinaalis Pärnult kotti, eks ju. Cramo ei jõudnud finaaligi, eks ju, ja lõpuks oligi seal Tartu-Pärnu vist, eks ju, Heiko Rannula kuulus Pärnu, võitis selle tiitli, et siukseid mingeid aastaid ikka on olnud, aga jah, ütleme see, et see rivaliteet, mis nüüd selle Tartu ja Kalevi vahel on siin viimased aastad olnud ja nüüd, kui on nagu mänguks ka läinud, et 2 finaali järjest viie seeriased, et jah, sellist asja ei ole, et sellist asja ma ise mäletan nii palju, et kui ma väike poiss olin, et kui käisin neid mänge ise vaatamas. See oli ühesõnaga, ütleme see 0-0-ndate keskpaik ja see teine pool oli, siis oli väike lips oli kogu aeg saalis ja suurelis ja nii edasi oli kohal. No ma olin näiteks, ja kelle poolt see väike lips oli toona? Siis oli Kalevi poolt, et ma mäletangi, et nii, mul on nagu üks parimaid sõpru, võib-olla isegi parim sõber, kellega koos me käisime, et temal oli siis isa oli, ma ei tea, kuidagi seotud, et ma ei tea, kas ta oli mingi sponsor või midagi, aga tal oli nagu see mingi kaart, et saime alati seal Saku Suurelis nagu mingid head kohad minna vaatama, eks ju. Ja siis tema oli nagu Tartu poolt, mina olin nagu Kalevi poolt ja siis me seal omavahel, no näiteks kui see Tanoka Birdi vise oli, eks ju, olime saalis, mul oli seal süda murdunud, eks ju, et vaatad ikka, kuidas ajad muutuvad, eks ju. Ja nüüd oled umbes sama nagu Tartu nende legendide raamatus, et sama koha peal umbes kui Tanoka. No ma ei tea, ise ennast sinna nagu ei hakka panema, aga nagu selles mõttes kindlasti on aga see on tagasi selles mõttes, see rivaliteet on tagasi. Et kindlasti on siuke, ma arvan, et tagantjärgi mingi hetk vaadata, et on kindlasti väga nagu siuke hea tunne, et olla osa sellest nii-öelda siis loorist, eks ju, mis on siis Kalevi ja Tartu vahel, et jah, kindlasti. Aga räägime spordist ka või? Jah, viimasest mängust mõtlesin küsida ka, et kas oli siis, tunda ka, no siis juba mainisid, et oleks see punkti mäng olnud, oleks see emotsioon lõpus teine olnud, aga kas siis oli nagu väljakul ka aru saada natukene, et eelmine mäng on võib-olla mõnel Kalevi mehel jalgades, kuna see rotatsioon oli suhteliselt lühikene neil? No jällegi, selles mõttes, ega sa lõpuks kellegi sisse, eks ju, ei näe, aga ma nagu ei näinud, et see oleks nagu jalgades, ma lihtsalt ütlen, mitte üldse, et enam panna siin tagantjärgi kellegile puid, et minust see on nagu lamp, eks ju, et kui on tehtud, siis on tehtud, aga lihtsalt ma ütlen, kuidas väljakul tundus, pigem tundus, et see oli neil nagu peas. Et kui vaadata, et kuidas nad ikkagi, ma ei tea, no vabaviskeid sa ei eksi ju väsimuse pealt selles mõttes, et vabavisked alla 50%, eks ju, korvi alt mööda ja vabad kolmesed ja noh, meil nagu see enesekindlus sellest nagu seal mängu jooksul aina kasvas, et ilmselt need esimesed minutid olidki nagu võtmeminutid, kui nad järsku said mingi 4 ründelauda vist paari minutiga, aga tõstsid kõik korvi alt mööda. Et nendel nagu see hakkas nagu vaimu siis nagu pärssima ja teid kuidagi nagu tagant utsitama. No jah, sa kohe nagu, sa tunned seda nagu energiat väljakul, vaata, ja siis ütleme, et kui sa tunnedki seda vastase ebakindlust, siis sa nagu ise muutud sellest, eks ju, enesekindlamaks, et ja noh, selles mõttes ega ju okei, meil oli pikem rotatsioon, aga ega need minutid nüüd, kui võtadki 4.-5. vahe, ega need ju nagu nii suured ka ei olnud, et noh, okei, Toom pani tõesti, eks ju, 45, no ma panin 40 pool, eks ju. Et ma ei tea, ma mõtlen ka nagu ise mängijana, see nagu mäng, eks ju, sul on nagu nii-öelda see taastumisaeg, mis sul mängust tuleb, aga suures plaanis nagu just vahet ei ole, kas sa mängid 25 või 30 minti või 40 minutit, nagu see nii-öelda see pikaajaline taastumine on nagu suht sama, et pigem on see nagu ütleme, ma ütleks, et selle sama mängu 25 ja 40 on ka isegi nagu laias ostus sama või? No jah, selles mõttes mängu jooksul ta kindlasti ei ole sama, et ütleme mängu jooksul need ütleme su esimesed 25 minutit on kindlasti värskemad ja füüsiliselt kvaliteetsemad kui need viimased 15 minutit, aga ma mõtlen just see, et see nii-öelda taastumisaeg sellest, et eriti 2 päeva vahel, et noh, ma ütlen, ma ei ole kunagi aru saanud, kui on nagu näiteks 2 päeva on mängu vahel, noh, et peab ära taastuma. Et nagu peab ära taastuma, noh, et okei, ma ei ole siin mingi 37 ka veel, eks ju, aga nagu noh, mina nagu sellest nagu selle koha pealt ei ole kunagi aru saanud, et kui on näiteks 2 päeva mängude vahel ja siis tuleb, et no jalgades või et ei, täna oli keeruline, et no ma ei tea, noh. Aga kas siis see 4. mäng, mis omakorda oli paras selline elamuste rohke, et kas siis võib-olla kui see on siis füüsiline, siis võib-olla see võttis ka Kalevil nagu tohutult vaimujõudu, et sealt
sellest viimasest normaalaja olukorrast nagu kuidagi veel välja ronida teisel lisaajal? No jällegi, aga see on jälle selline, et ütleme, oleks meie selle 4. mängu võitnud, eks ju, ja Kalev 5., siis kõik räägiksid, et see, kuidas, mis seal oli 2 minutit olime 9 maas või midagi sellist seal normaalaja lõpus, siis kõik räägiks, et kuidas, et see võttis jubedalt vaimu jõudu Tartult, et see 2 minutiga need 9 punkti tasada, et need on nagu siuksed. Praegu sa räägid, kui Tartu oleks viigistanud 2-2 peale. Jah, ütleme, et Tartu oleks 2-2 viigistanud ja siis Kalev oleks 5. mängu võitnud, et siis nagu saaks rääkida nagu vastupidi, eks ju. Et need on siuksed nagu narratiivid, noh, et mina nagu ei näe, et noh, ilmselgelt peab sellist asjast rääkima, midagi peab ju proovima leida, eks ju. Midagi peab ju proovima leida, aga nagu suures plaanis ma nagu seda ei tähtsustaks üle, et pigem minu arust võiks nagu kuidagi meedias võiks nagu see kajastus olla, nagu rääkida rohkem sellistest asjadest, et mis seal nagu seeria käigus nagu taktikaliselt tehakse, et okei, räägitakse, eks ju, et maa-ala näiteks, eks ju, okei, et see maa-ala lõi, eks ju, liimist lahti, aga no mingid nagu ei minda nagu nii detaili või ma ei tea, võib-olla ongi see, et okei, aga ajakirjanik võib-olla ei peagi nagu täiesti seda aru saama, aga ma mõtlen just, et kui mingi spetsialist annab kommentaari, et no kellelt iganes küsitakse, eks ju, et nagu, et kuidas mängitakse Dylan Painteri vastu näiteks Pukist, eks ju, et okei, minnakse 2 peale, aga okei, selles mängus nad tulid nii-öelda nõrga ääre pealt otsajoone juurest sinna 2 peale, eks ju, see ei toiminud, aga siin selles mängus nad tulid kohe esimese söödu pealt tugeva ääre pealt appi ja see toimis nagu paremini, et ma nagu sellist asja ma nagu väga ei näe, mis tegelikult nagu ma ütleks, et mis seal seeria käigus nagu veel rohkem mõjutab need siuksed mingid taktikalised nagu nüansid, et ma nagu ei näe, et väga nagu läbi hammustataks, mis reaalselt nagu treenerid seeria käigus teevad. Noh, ma ei tea, võib-olla see on ka see, et tavainimesele võib-olla see ei ole kindlasti on teataval määral ka lugeja huvi, aga samas nagu kõigile nendele inimestele, kes sellega tegelevad, see kindlasti on ka huvitav lugeda. Jah, et ma näiteks hea näite tooks, et mul nagu mingi hetk, kui oli see Joel Indermit kommenteeris neid jalgpallimänge, ma ei mäleta, kas oli MM või EM, noh, see oli ikka mingeid aastaid tagasi. Mulle väga meeldis, kuidas ma ise olen selline, ütleme, siuke pühapäeva jalgpalli vaataja, eks ju, ja siis kuidas ta nagu seletas reaalselt lahti mingeid nagu taktikalisi asju, mis seal tehakse, eks ju, mille peale ise nagu ei suudaks tulla, aga kuna ta seletas selle lahti, vaata, on jah niimoodi nagu ja et hästi nagu huvitav jälgida, et just mingid sellised asjad. Aga mis on siis mingisugused 2-3 olulist nagu taktikalist nüanssi, mis seda finaalseeriat nagu jäävad defineerima? Ma küsin siia vahele veel ka selle, et Killing ütles pärast viimast mängu mulle, et Tartu tegi mingi ühe muudatuse enne viimaseks mänguks, aga ta ei tahtnud sellest rohkem rääkida, et ütles, et las see jääb tema teada, aga ütle välja, mis te muutsite. No selles mõttes tegelikult seal oli nagu mitu muudatust. Üks vist toimis siis kõige paremini äkki või mis ta mõtles? No selles mõttes ma ei tea, mis ta seal oma peas muutis, no aga selles mõttes meil olid, no eks me proovisime seal erinevaid asju, et kui me rääkisime näiteks sellest, näiteks mida mängib Cramo hästi on, neil on niisugune liikumine nagu Motion 3, eks ju, kus siis põhimõtteliselt point guard on palliga, Hugo Toom tuleb siis nurgast, ta saab veel 5 katte, mis siis takistab seda, et ütleme, et kui Toom paneks katte, sa ideaalis sa tahaksid teda lükata, terve aeg olla tal kehas ja siis viimasel hetkel teha vahetuse, no ütleme näiteks minu või Ilveriga. Mida nad tegid, 5 paneb katte, nii et sa ei saa tal kehas olla, sest tal on see nii-öelda off-ball kate siis, kus sa pead nagu kas siis alt minema või järgi, sa ei ole kogu aeg kehas, eks ju, ja siis nad teevad juba hästi seda, et ta nagu paneb selle katte, aga ta ei pane ka, eks ju, ja siis sa oled nagu siukses olukorras, et kas sa vahetad selle või ei vaheta, eks ju. No ja selle pealt me saime tegelikult, alguses saime tuppa, siis me hakkasime nii-öelda tugeva ääre nurgas, kus on veel üks mängija, eks ju, hakkasime tegema nagu 3 mängija vahel vahetust, mis siis toimis. Siis 4. mängus, mis need nii-öelda muutsid, olid see, et nad panid iga kord sinna tugevasse äärde, panid siis meie siis kõige, ütleme, lühema ründemängija, ehk siis ütleme, et kui sul on seal näiteks Rasmus Andre oli ennem, eks ju, ta võtab kehaga selle kiire Toomi rolli vastu, seisab seal ära, eks ju, aga kui seal on näiteks Robert Valge seal või Bryce McBride, eks ju, või Martin Paasoja, et mida nad otsisid, siis ta võib-olla suudab sealt jõuga, eks ju ära teha, sellega nad nagu 4. mängus tegid meile päris palju pahandust, eks ju.
ja siis 5. mängus me nagu muutsime selle põhimõtteliselt algse asja peale, et lihtsalt siis vahetavad nii-öelda tagamängija ja siis toomikattemängija või siis ei vaheta üldse, et me nagu ise seal nii-öelda timmisime. Aga no ma arvan, et mis see kõige suurem muutus on, millest Chris räägib, on see, et kui me nii-öelda mis meil veel hästi palju pahandust oli nende nii-öelda vahetusolukorrad kaitses, eks ju. Et kus siis mingi lühem mängija sai painterit, eks ju, ette võtta. Ja me sellega nagu otsisime tegelikult rohtu kogu aeg, et mida me sealt mängime, eks ju, et proovisime igat pidi, et see oli meil niisugune natukene nagu Achilleuse kand, eks ju. Et siis nüüd me tegime, ja teine asi see, et kui on nagu, sul on Price seal, eks ju, ta on väike, ta jääb sealt vahetusest pika vastu, eks ju, korvi all ette. Et üks muutus, mis me tegime, mida me ei olnud terve aeg teinud, oli see, et nagu Price lihtsalt peab lükkama kõik need katted läbi ja minema järgi. Ja nagu painteril põhiasi, et nagu seal kuidagi kahe vahel olla, et kustutada tulekahjud, kui vaja on. Aga kuidas see siis painteriga välja nägi või nagu mängija seisukohast, et see tegelikult et vaatad, näed mänge, kuidas teinekord 1-1 kaitses jääb nagu hätta või siis nagu vahetuse tulemusel tekib talle ebaväärne vahetus, siis jääb nagu kaitses hätta, et kuidas ja tema ümber ehitatakse siis seda süsteemi nagu ehitada niimoodi klattida, et saadakse nagu hakkama, aga mis selle nagu mängija nagu peas toimub, et tema ju peab aru saama, et see on ka tema nagu roll mingis mõttes nagu kuidagi paremini kaitset mängida, mida teha või kuidas sa nagu ise saad sellele kaasa aidata või nagu natukene veider olukord selle mängija jaoks ka mingil määral? No muidugi, aga selles mõttes, ega ma arvan, et selles mõttes Painter väga suur spordimees ka, et eks ta kindlasti andis endast alati nii-öelda parima ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks tänapäeva korvpall on läinud väga selliseks mobiilseks, et kui me vaatame näiteks Euroliiga mänge, eks ju, siis alustatakse suurtega, kui sa vaatad enamus meeskonnad, kui on nugadel mäng viimased 3 minutit, mängitakse nagu täiesti nii-öelda nagu jutumärkides small ball'i, et ma ei tea, Panathinaikos paneb ju, sul on, eks ju, Lessort, Farid, eks ju, mingi hetk oli see Richon Holmes ka, kes läks, aga kui on viimast 3 minti, siis sul on niimoodi, et 4-5 peal on Hernan Gomez ja Nigel Hayes-Davis, eks ju. Et see ongi selline trend, kuna need tagamängijad on läinud nagu nii kiireks, nii osavaks, et seal on väga nagu keeruline ees püsida ja teine, eks ju, nii-öelda ma arvan, psühholoogiliselt ka võib-olla on niisugune. Ma mäletan näiteks, kui ma võtan enda esimesed aastad, et sa oled niisugune noor mängija, tuled mängu, siis alati proovitakse sind kohe rünnata, eks ju. Et kui sa oled nüüd see Painter ja sa mängid 30 minutit ja tegelikult nagu mingid hetked nagu otsitakse kogu aeg sinu vastu nagu seda 1-1 mängimist, ega see on psühholoogiliselt on ka raske ja nagu vahel veel võibki ju niimoodi olla, et ta teeb tegelikult kaitses jumala hea töö, aga pannaksegi lihtsalt sisse, eks ju, et karikafinaal vist oli niisugune või? Nojah, et samamoodi võib ju öelda, et kui sul on teistpidi väiksem mängija vahetatakse pika vastu ja antakse siis pikale korvi alla, kui seal abi ei tule, siis see pikk teeb ka ju ära kogu aeg, et see on nagu vastupidi ka sama. Jah. Ja siis kui me, see on muidugi Eesti-Läti liiga finaal, mis oli nagu hästi selline ma arvan, et seal käis ka erinevaid taktikaid nagu läbi laualt ja et mida see, toona mida ma mäletan oli see, et miks McBride näiteks kattis seda Stenionist ja mis nagu need mõtted siis nagu olid, kui me nagu nendest taktikalistest nüanssidest räägime, sest et see oli ka ju nagu mingi vaatame tagasi, see nagu hästi nagu tegelikult nagu kvaliteetne korvpalliõhtu mingis mõttes, et nagu igast lahedaid asju sai nagu vähemalt tavavaataja sealt, aga kuidas siis nagu teile tundus see seespoolt? No jaa, ma ütlen, ega kui võtta nagu see mäng ette, ma võib-olla sellest enam nii palju neid taktikalisi nüansse ausalt öeldes ei mäletagi, aga kui võttagi jah, ma arvan, et see oli nagu sellise vähemalt ise mängijana olnud nagu vähemalt rünnaku kvaliteedi mõttes, ma arvan, et see on kindlalt kõige kõrgema kvaliteetse mäng, kus mina olen nagu osaline olnud, et kui võttagi need mõlemad meeskonnad, et tegelikult ju vaatad, kuidas visati sisse, eks ju. No pole midagi nii Steph Currylikku Eesti-Läti liigas varem näinud, ma arvan, kui see Stenionis oli vahepeal ja siis ega tegelikult ju meil ju teisel poolel, kui me seal järgi tulime, samamoodi need McBride'id ja asjad ladusid sisse, eks ju. Ja ma mäletan vist, Raid ka teie podcastis veits sellest rääkis, et kui võtad, et mis see tempo oli nagu siis nii-öelda
nii-öelda possessionite ma põhjal, tegin statistika lahti just, teil on 84 viset ja vastastel 78 viset. ja minu arust nagu pallikaotused olid suht madalad. Ja pallikaotused olid räme madalad, 4-5. Noh, et kui sa võtad siukse statistika lahti, et siis seal on nagu 2 varianti, et kas mõlemad satsid olid kaitses niuke läbikäigu hoov ja nii jubedad või siis nagu oli tõesti nagu kvaliteetse mänguga tegemist, et arvestades, et see oli ikkagi liiga finaal, siis ma arvan, meie liiga kontekstis pigem see oli ikkagi nagu siuke kvaliteedi võrdluseks ka kuulajale, et viimane finaalseeria mäng Cramo Tartu, mille kohta ma ei taha öelda, et see oleks kehva kvaliteediga olnud, aga seal oli 70-71 nagu visked, ehk siis seal teie tegite Eesti-Läti finaali, siis tegite 14 viset rohkem. No tempo oli ikkagi kõrgem, eks ju. Aga sellest Eesti meistrivõistluste finaalist ka näiteks, et noh, kui me räägime nagu sellest, et mis on need mingisugused, kuidas ma ütlen, stereotüüpsed väljendid või nagu mingid narratiivid, mis meediast läbi käivad, et üks on alati ka selline, et ütleme, et sa oled 2-0 ees, siis öeldakse, et seeriat on justkui nagu alati raske lõpetada või midagi, et kas see on nagu mingisugune müüt, mida ka samamoodi nagu kirjutatakse või see tegelikult on ka midagi, mis on nagu päriselt eksisteerib? No ta kipub nii olema, aga see ongi täpselt jälle on see ju, et ma isegi ütlesin kusagil, et ega niisama ei öelda, et seeriat on raske lõpetada, aga mina ütleks, et see on, nüüd ma võtan nagu selle teise poole lahti, et millega mina ei ole nõus, mida paljud ütlevad, on see, et öeldakse tihti, et see teine meeskond, et nad on 2-0 maas, et neil ei ole midagi kaotada. Ja see on arusaamata lausa mulle ka. Et mina nagu võtan vastupidi, et seal on see, et kui sa oled 2-0 maas, sul on kõike kaotada, eks ju. Kui sa oled 2-0 ees, siis sul ei ole nagu midagi kaotada. Selles mõttes sul on veel, eks ju variante. Ja ma arvan, et tegelikult see just tekitabki selle, et eriti kui sul ongi siuksed, võtadki, eks ju, Kalevi, kus tegelikult ju seda nii-öelda mängijatel seda kogemust ja seda nii-öelda tiitli võitmist ja siukest on, eks ju, et kui nad on niuke, ongi selgust seina, nemad ju nüüd, nad on ju näinud kõike, nad panevad, eks ju, kõik välja ja sina võib-olla psühholoogiliselt ongi see, et mingi olukord, et kust, kuidas ma ütlen, et võtame siis näiteks see 3. ja 4. mäng, et mõlemad olid punkti mängud, eriti kui võtta 4. mängu skoor, siis võidki öelda, et kusagile, mäletan Janar peale mängu ütles, et kõik peate endast andma, et nüüd tagantjärgi sa võid ju leida, ma ei tea, mingi olukord, kus oli, et lahtine pall, et las see võib minna, eks ju, oleksid sellele järgi läinud, ta ütles kogu tiimi ees meile, et oleks võib-olla, eks ju, võitnud, et ma arvan, mingid siuksed olukorrad, et kui sa oled ikkagi spordimees ja sul on see nii-öelda hooaeg on kaalul, et sa tead, et sa selle mängu kaotad on nagu kõik, siis ma arvan, et sa nagu leiad enda seest veel mingisuguse protsendi või mingi käigu juurde, mida sul ennem ei teki, kui sul on selg vastu seina, ma arvan. Sa Janari tõid juba mängu korraks, Janar kuuldavasti pidas mingisuguse tõsisema kõne seal pärast 2-2 või? Või siukse, mitte nagu tõsise, vaid nagu siukse korraliku motiveeriva kõne? No ma ei tea, selles mõttes ta rääkis või see oli tavaline? Ta rääkis siukest normaalset juttu, jah, et ma ise ütlesin talle pärast, et rahu, et saadki 5. mängu piletitulu ja sul on ju vaja kuidagi boonuseid ka maksma hakata, eks ju, siis ta muidugi tahtis mu ära tappa, aga pärast 5. mängu, kui ütlesin, et nii läks ja siis naeratas juba. Siis ei tahtnud tappa. Aga 4. mängust veel, et seal tegelikult ju lisaks sellele, mis väljakul toimus ka nagu korvpalliväljaku kõrval. Väga palju põnevaid asju, et kui palju te sellest aru saite ja kui palju te seda nägite, mis seal peatreenerid, kuidas nad suhtlesid ja mis seal toimus? Meie nägime seda pärast, vähemalt see, kus me seal kõrvuti istusime mingi mina, Passa, Nurks, Rait, Markus seal tagapool, minu arust me nägime bussis esimest korda, keegi näitas Delfist videot, et vaata, siuke asi juhtus, et ei pandi isegi mängus. See päris viimane asi oli siis, kui te olite juba riideruumis. See oli pärast 6 mõitekat ka juba, ehk siis teie olite ilmselt juba, või suur osa meeskonnast oli juba sees. Jah, täitsa võimalik, et selles mõttes, ega me seal natukene nagu muhelisime selle peale, aga ega sa sellele oma siukse seeria käigus, ega sa sellele oma nagu aega või energiat ei pane, et näiteks ma ei tea, Passa ütles mulle pärast seda 5. mängu, kui me mäeta laupäeval tuli korra minu terrassile istuma, siis me rääkisime seal, et siis ta ütles, et tema ei ole kuu aega nagu midagi meediast vaadanud. Ma nagu isiklikult, et ma ikka nagu
jälgisin, aga noh, suures plaanis sa ei pane sellele nagu mingit niisugust, ei hakka seal seda analüüsima, et mis või milleks sa nagu mõtled sellele, et enda asjadega nagu toime tulla. Aga seda te ise ei arutanud ka näiteks enne 5. mängu või millalgi kuskil või? Ei noh, mis sa ikka arutad seal, noh. Sa arutad seda, et mis see plaan on, eks mänguplaan, mõtled läbi, okei, ma pean nii tegema, naa tegema, sul ei ole aega seal mõelda mingi sellise asja peale, et kuule, et treenerid ei pannud kätt, vaata, et mis teema on. Ja nüüd 5. mängu alguses andsid kätt ja jälgid jälle kõrvalt, kuidas ja, ei, et see läheb nagu täiesti, noh, jookseb kõrvalt mööda. Aga räägi lähemalt natukene, mis siis toimus, ütleme siis mängude vahel või mis seda Kuusmaad lõpuks siis närvi ajas, sest ilmselgelt ei olnud asi ainult selles, et Mike Pride'ile palli löömisest anti 5 viga, et see nagu teda oleks nagu kuidagi sütitanud, et seal pidi midagi toimus taustal ka, jah? No seal mina sain niimoodi aru, et need, noh, tegelikult oli sellest nende peatreeneri intervjuust peale esimest mängu näha nagu juba, et noh, hakati ju mingi kohtunik avalikult kritiseerima, eks ju. Noh, siis nii palju, kui me aru saime, oligi, et sealt saadeti kogu aeg mingeid klippe ja asju, et umbes kuidas kõik on nende nii-öelda Tartu poole kaldu ja ma ei tea, et umbes kusagil ütles, et Peerand on ju Tartu mees, et Tartust pärit, et ta ei tohikski siis olla. Ma küsin, kuidas me siis mängime korvpalli Eestis, nagu, et kas saad aru, kus sa sattunud oled, et mis siis Cramo, Taltek, Viimsi mängijad, siis ei tohi ükski kohtunik olla, kes Tallinnast pärit on või nagu mis mõttes, noh. Aga ma arvan, et see oli suures plaanis see nagu kulminatsioon, et kui võtta nagu kõik need, ütleme, 2 hooaja peale, iga mängu võtad lahti, kus me neid võitsime, eks ju. Et ma ei tea, kas ongi see, et sa oled kogu aeg võitnud ja siis sa nagu ei suuda aktsepteerida kaotust, aga kogu aeg leiti nagu mingisugune kusagilt mingist intervjuust võtad välja mingisuguse põhjuse kellegi poolt, mis on nagu täiesti väljaku väline, et ma mäletan eelmine hooaeg, kui me neid tavaojal võitsime, siis kusagil oli, et kohtunikud lasid liiga füüsiliseks, siis finaalseeria käigus seal peale mingit mängu keegi ütles, et keeruline mängida, et kui Tartu mehed ainult pöherdavad maas, no kuulge, okei, võtan vahel passa pöherdab, eks ju. Aga kuule, no vaadake peeglisse, vaadake, kes teil seal satsis on, kas teil ei ole neid pöherdajaid või? Et noh, mingid sellised asjad, no ja siis seal, eks ju, samamoodi see peale esimest kohe avalikult hakata nii-öelda kohtunikuid kritiseerima, et ma arvan, et kõik see nagu kulminatsioon kokku, aga noh, lõpuks ma ütlen selles mõttes ikkagi mõned mängijad näitasid oma karakterit, et ma siinkohal kindlasti ütleks, et Martin Torbek, Hugo Toom ja Märt Rosenthal, et respekt, et nad tulid eraldi veel peale 5. mängu, panid käppa, soovisid õnne, et see on nagu selles mõttes nagu noh, näitab, et sa oled ikkagi spordimees, et tuleb nagu tunnistada, noh, et ma arvan, et see oligi kõik need asjad kokku, et ikkagi kui võtta meie poolt, siis ma arvan, et kui meie nagu riietusruumist peale ükskõik mis kaotust nende 2 hooaja jooksul, ma arvan, et sa ei leia mingeid väliste tegurite vabandusi. Ja aga see kohtunike nagu teemal pidev nagu kuidas ma ütlen siis, kriitika nool, see tundus ka olema selle Miro Ljubovi stiil nagu lihtsalt ka mingis mõttes ka nagu käekiri ja nagu teadlik otsus ja mis omakorda tekitaski selle, et laiemalt räägiti üldse siis nagu kohtunike tööst ja kohtunike töö kallal nagu nurisemisest, aga kuidas endale väljakul tundus, kas oli üldse midagi, mille suunas nagu näidata kohtunikele või? No võib-olla ütleme, mis ma ise nagu tunnetasin, aga see on jällegi, ma ei pane mingit kriitikat, võib-olla ma üldse eksin, see on võib-olla endal see tunne, sest ma sain esimeses 2 mängus mõlemas 4 viga, et muidu ma olen nagu mängija, kes nagu ma väga harva, kui ma satun nagu vigadega probleemi ja nagu mõned finaalid ka varem mänginud, mulle tundus, et siin nagu hoiti see finaal vähemalt alguses hoiti palju puhtamat joont, et kuidagi ei lastud nagu väga niisuguseks tavaliseks nagu maadluseks minna, kuigi jällegi viies mäng lasti. No see hooaeg oli ka tegelikult ju mingi episood, kus seal Paasoja ja Rosenthal seal omavahel kuidagi, et seda nagu jõulisust on see aasta ka juba olnud. No eks seal me ju ei teagi, mis seal nagu
toimub, et võib-olla suures plaanis ongi see, et noh, et kaks satsi, et rivaliteet neil on siin juba nii-öelda seda paksu verd, et hoiame selle puhtana, et eriti seeria alguses, et ei lase nagu käest, eks ju. Aga ma ütlen suures plaanis ja ma olen seda ka mitmele kohtunikule öelnud, et ma alati peale mängu panen käppa ja isegi kui ma vahel mängu jooksul lähen nagu käest ära, pärast ma nagu tunnistan ka, et minu viga, aga suures plaanis ma ütlen, et kes arvavad, et siin Eesti kohtunikud nagu jube kehvad on, et no minge mängige Bulgaarias korra, noh. Sinna me veel jõuame. No minge mängige Bulgaarias korra, et nagu selles mõttes, kui ma sealt tagasi tulin, siis ma nagu, no ma oli palju kohtunikke, kellega muidu ma nagu Eestis no kogu aeg nagu nurisesin, vaata, et no nii ja naa, siis ma tulin Bulgaariast tagasi, ma olin palju, kuule vabandust meest, sorry, juhal normid vennad tegelikult, no nagu vahel eksite, ma vahel lähen ka eksju käima, saad aru, ma olen inimene, aga nagu suures plaanis sa tulinormid vennad. Tulid lennuki pealt maha ja esimese asjana käisid kõik kohtunikud läbi vabandasid ära. ja muideks Lätis ka nagu, et ma ütlen, see selles mõttes oli hea, kui see Läti ega Eesti Vilemind enam üldse nagu suures plaanis ei morjenda. Kuule, siia kiirelt küsin vahele, mis see tähendab, miks sa oled mängija, kes saab alati vähe vigu? Et kas sa mängid kuidagi teadlikult vigade vabalt ka või kuidas osad mängijad saavad palju vigu ja sina ei saa palju vigu, millest see tuleb, oskad sa nagu mingi põhjusega öelda või? No lõpuks on ju see, et seal on nii palju erinevaid nüansse, eks ju. Et sa võid võtta näiteks, mõnel mängijal on selline, ütleme, tekib neid nii-öelda erroreid palju, kus ta teeb mingi mõne nagu lolli vea, eks ju. No ma ütlen, ma suures plaanis olen aastatega aina rohkem suutnud seda vältida. Ma ütleks võib-olla selle finaali kohta nii-öelda tagantjärgi analüüsides võib-olla seal, mis mind sinna esimeses 2 mängus vigadega probleemi viis, võib-olla mõnes olukorras oleks pidanud tunnetama, mitte panema seda kätt selga, et kui siuksed, ütleme, vahel sa teed mingid riskid, vaata, et sa tead, et ütleme, vahel seda nähakse, vahel ei nähta, aga mul on nagu 2 variant, ma saan siit ründelaua, eks ju, või tehakse viga, eks ju, et võib-olla mõni tunnetuse küsimus, et kui sul juba 2 või 3 viga on, võib-olla mitte seda teha, eks ju. Aga teine siis, ütleme, et lõpuks ju ideaalis sa peaks nii-öelda, vigu peaks kasutama selleks, et kui keegi on mingisuguse eelise saanud, eks ju, et siis sa teed selle vea ära, et vältida seda, et ta saaks siis kas lõpuni minna või et ta jõuab ju korvi alla, saab vabavisked, et ma nagu arvan, et siin liigas mul nagu kaitses ei teki väga tihti neid olukordi, kus keegi nagu saab mulle niimoodi külje peale, et ma pean nüüd vea ära tegema, et ta ei läheks või et keegi pukis on must nii palju tugevam, et ta nüüd kohe lükkab mu korvi alla ja tõstab ära. Neid olukordi ikka on nagu kõigil, aga ma arvan, et neid on nagu suht harva. See on midagi, mis võib järgmine aasta Poolas näiteks olla, kui lähed taseme võrra kõrgemale, võib rohkem olla. No jah, et ma juba nägin siin seda mingit Heiko intervjuud lugesin, et kusagil ütles, et Poolas on suuremad kehad, et siis ma kohe mõtlesin, et kas peab hakkama veel jõusaali pumpama vist, et ei pääse sellest. Aga nendest klišeedest me enne rääkisime ja nüüd ma ei teagi, kas see on klišee või mitte, aga siin on vist ülekannetes ka, kui Indrek Ruut näiteks kommenteeris, siis käis läbi mitu korda selline lause, et 4 veaga mees mängib nagu kõige targemat kaitset, et kuna siis ta justkui teab, et ei saa seda teha, siis muidu läheb välja, aga et siis on hästi tähelepanelik nii edasi. Kas see nagu on midagi, mis reaalsuses vastab tõele? Ma ei saanud täpselt aru, et mis see näide, et 4 peaga mees. 4 veaga? 4 veaga, ma kuulsin 4 peaga, ma võtsin, mis asja. 4 veaga mees. No selles mõttes esiteks tundub, et ma tegin nagu valesti, ma selle kommentaari tegin, kõik küsimused on nüüd klišeedega, et sa kuidagi proovid päästa nagu, et no jälle klišee, aga okei. Ei, see oli lihtsalt üks asi ka, et nagu vigade kohta lihtsalt jäi meelde, et seda nagu hooaja lõikes juhtus ka, et McBride'il oli seal Eesti-Läti liiga finaali lõpus oli see olukord ja siis oli 4. mängus oli sama olukord seal, kas oli lisaajal vist, kui ta selle palli lahti lõi, eks ole? No eks seal kindlasti on, et mida rohkem sul nii-öelda vigu on ja ütleme, oleneb, mis sul nagu roll ka meeskonnas on, et mõne mängija puhul on nagu, ma arvan, et vahet ei ole, et tee see 5 ka ära, kui vaja, eks ju, mõne mängija puhul, et ära pigem tee nagu 5, et pigem mõnes olukorras nagu mängi vähem füüsiliselt, aga no ma arvan, lõpuks on selline treeneri otsus nagu või et eks ta annab signaali, kuidas ta tahab, et sa nagu mängiksid. Aga ma arvan, mingil määral kindlasti.
Ja teine asi on see, ma mõtlesin, et nagu kui vaadata mänge kas koha peal või telepildis, siis teinekord näed, et kui Tartul näiteks midagi ebaõnnestus, siis sa kõnnid nagu tagasi räigelt nagu emotsionaalne, valjult oled emotsionaalne, aga nagu teistpidi ma ütleks, et sa saad näiteks väga palju ebasportlikke või midagi, et sa oled kuidagi nagu väljakul emotsionaalne, aga sa kanaliseerid nagu selle kuidagi kas siis enda peale või kuhugi mujale suunda, aga noh, on mängijaid, kes nagu on sama häälekad väljakul, aga teinekord siis nagu saavad nagu karistatud selle eest, sest et võtavad nagu, või suunavad selle kellelegi või kas... No ma arvan, et see on nagu siuke kogemusega siuke piiri tunnetamise küsimus ka natukene, et noh, ma ütlen, mul on tuldud ka kohtunike poolt enne mängu, et kuule, et me vaatame üle, et me oleme vaadanud üle, et tõmba natuke tagasi, et sul on kogu aeg piiri peal, vaata, aga et kui seal oleks natuke midagi veits ekstrat, siis oleks nagu tehniline, eks ju, aga et ma nagu proovin seda nagu piiri tunnetuseks, ta on aastatega tulnud, et kus see nii-öelda, kuhu maani see okei on, et sest suures plaanis ma olen ikkagi siukene nagu välja elav inimene, et tahaks nagu kohe kõik, noh, siukene emotsionaalne ikkagi, eriti korvpalliväljakul, et eraelus võib-olla vähem, aga et jah, et see ongi selline, ma arvan, et oleneb ka sellest, et ütleme telekas sa näed kellegi kehakeelt, aga ütleme lõpuks kohtunikku kuuleb, mida sa ütled ka, eks ju, et mis sul sealt suust välja lipsab näiteks. Ma mõtlengi, et kas seal on see ka, et näiteks Peerandi seda sõna lubaks, aga Ranno Konks seda sõna ei luba ja mingid siuksed asjad, mis kalkulatsioonid sul peas läbi käivad? Ma arvan, et seal põhiliselt see oleneb ka sellest nagu, mis rahvas saalis on, et kui sul on ütleme seal Tartus näiteks või no ütleme üldse finaalis või mingi TalTechiga ülikooli derbi, sul on nagu siukene möll käib, eks ju, et isegi kui see tuleb, ega ma arvan, et kui kohtunik nagu, ega mulle vähemalt tundub, et see on nagu Eesti kohtunikel kindlasti läinud väga palju paremaks, et nagu pigem nad ikkagi ei taha tehnilist panna, et kunagi mulle tundus mingite teatud kohtunike puhul, et nad nagu otsisid võimalust, et kust saaks, eks ju, panna, et pigem nad nagu ei taha, et kui sa annad neile võimaluse mitte anda, siis nad pigem nagu ikkagi ei pane, aga kui sul on nüüd kui sa mängid kusagil 200 inimese ees ja on niisugune vaikne moment ja siis sul käib sealt mõni niisugune vürtsikam sõna üle väljaku, siis see tuleb ikkagi nagu, ma arvan, neil on nagu suunis antud, et see tuleb nagu ära karistada, et noh, kõik lapsed saalis, värgid, särgid. Kui sa finaalseerias ütled midagi T-tähega või V-tähega midagi, siis see ei jõua inimesteni. No täpselt. Aga kui sa Keilas ütled seda, siis ilmselt jõuab. No jah, kui just Keila derbi pole, eks. Ja mõtlen, sina ei mängi Keila derbist tavaliselt. Jah. Mul sellega sama asjaga mul meenus, vist oli, ma arvan, et see oli see Estlati mäng Nordis Kraamoga, siis poolfinaali teine mäng vist, kui oligi see Paasoja ja Paasoja Rosenthali case, siis sul oli tehniline ebasportlik all, vist topelt ebasportlik ja siis sa hästi nagu tõstsid käed üles ja taganesid olukorrast, et sina kindlasti oleks olukorrast ja Tšelks läks ja Tšelks eemaldamise. Ja, et seal oli ja ma mäletan, muideks seal 4. mängus, noh, ei olnud nii suur rüselus, aga oli umbes midagi sarnast, kus mul oli ju ka, jälle saime Jelksiga selle topelt ja siis oli jälle mingi, siis ma olin ka täpselt samamoodi, läksin seda ära, et noh, et kui ikkagi, noh, ütleme, et selle eemaldamisega, noh, seal sa pead nagu eriti nagu vaatama, et kui sa seda ema-kumma saad alla, siis sa teist enam ei tohi saada. Ja. Aga see olukord, kui sa selle juurde tulid, kas see oli see olukord, kus Paasojal käe peal munad olid või? Kui sa niimoodi tahad seda sõnastada, siis jah. Vist oli, okei. Jätame selle vaikuse momendi ka korras. aga räägime korra sellest, et noh, üks asi, et finaal sai võidetud, aga tegelikult mingil hetkel poolfinaalis Pärnu vastu 0-2 taga, päris selline, ei ole ka kõige kergem vigastus sul, mis mõtted siis olid? No mõtted olidki need, et teha kõik endast oleneva, et seal 3. mänguks tagasi jõuda ja no ega ma tegelikult teadsin, et võib-olla must seal nagu üleliia ei tohiks vähemalt kasu olla, aga nagu just nagu mängija mõttes, aga ma mõtlesin just, et ma äkki suudan mingi emotsionaalse boosti nagu teistele mängijatele sellest anda, eks ju. Et ja no lõpuks tegelikult ju see 3. mäng veel selles mõttes õnnestus, et
Pärnu kohe ei hammustanud lahti, et nad see mäng ei hakanud mind ründama ja rünnakul ütleme ainus asi, mis ma oleks saanud teha, oligi see, et kui palli saad, on kas vise või söödad ja siis sai seal 2 korda veel kohe jäeti vabaks, sai ära visata, eks ju. see oli niisugune Willis Reed, Nixi Need oli su viimased 3 vist kuni mingi finaalseeria 3. mänguni umbes või? No ma nii täpselt seda statistika ei tea, aga võib olla küll. Ma mäletan, et sa vahepeal pingin 10-0 või midagi sellest päid. No esimesed 2 päid ära on ju, kui sa tagasi... No tore, et sa seda mäletad. Ja siis sa mingi vahepeal nagu rohkem poolfinaalis ei visanud ja vist finaali esimeses 2 ka vist äkki visanud. No täitsa võis olla, aga jah, siis 4. mängus nad juba nagu oli see veits paremini lahti hammustada, seal hakati juba ründama, siis ma sain aru, et pahandus. Aga kuidas see siis oli, et ütleme, et 0-2 olite taga, siis oli siiani sind veel nagu tagasi toodud, aga kas siis oli ise tahtsid, kas klubi küsis, kuule, kas on okei, kas tuled või kuidas need otsustusprotsessid välja nägid? No see teine mäng sai läbi, ma olin Tartus, sest mul tehti nagu niisugust nii-öelda round the clock treatmenti ja siis ma kirjutasin meie jõusaalitreenerile Mattiasele, kirjutasin, et nii, et 3. mänguks mängima, ta vastas mulle, et kindlasti mitte, siis ma ütlesin, et 2 varianti, et ma mängin niikuinii, et kas sa aitad mind või ei aita, noh, siis ta vastas aidata ja siis ma kirjutasin Janarile veel, et kuule, et ma tahaks kindlalt 3. mängus proovida, et kas sul on veel mingit, ma ei tea, mingit imevenda või kedagi, kes midagi saaks seal siin teha, eks ju, ja siis sai ikka seal, no ikka väga palju sai tehtud, et mind nii-öelda putitada isegi selle nii-öelda ühe jala peal mängimiseks. Mida sinuga tehti siis lõpuks? No ütleme, seal oli, kus me alustame, ütleme niisugune tavaline päev sellel ajal, ma arvan, see oli niisugune nagu kuni finaalseeria alguseni välja oli niisugune, alguses alustad päeva sellega, et tuleb sellele jalale mingid harjutused jõusaalis, niisugust veits nagu mobiilsust, et proovid aina rohkem saada seda, liigutada, tunnetada seda piiri, kust saab, kust ei saa, natukene nii-öelda koormust. Siis ujuma, esiteks ujumisega siis kardio, et saada seda nii-öelda, kusagil mujal ma ei saanud nagu pulssi üles ajada, et ratast ei saa ja joosta ei saa, et ujud, et pulssi üles saada natukene siis seda kardiot see oli mingi algul mingi rahulik aeg või nagu rahulikult niisugune nii-öelda sörgitempos ujumine, siis lõigud nagu otsa sellele. Siis veel madalas vees mingid niisugused, ütleme, ongi jälle teed mingid harjutused, mis on sellised, et ütleme, et sa, vees sul on see kaal teine, et sa saad natuke rohkem teha, eks ju, kui lihtsalt maapinna peal, et see gravitatsioon on teine, et neid harjutusi. Siis see sai läbi, siis oli tavaliselt mingi massöör või keegi tegi midagi, proovis seal ja siis ühe korra veel jõusaal siis, kus nagu mingi kere ja ülakeha, et hoida seda toonuses ja siis jälle veel jalale midagi veits. No ütleme niisugune, ütleme ajaliselt ikkagi, ütleme, et kui muidu olid niisugused 3-4 tunnised ajad, kus päevas nii-öelda pühendad ennast nii-öelda puhtalt korvpallile, seal oli niisugune 8-9 tundi päevast, ma arvan. Ja nii umbes siis 2 nädalat või? Ja midagi sellist. Ja mänguks siis sind seati valmis mingisugused asjad seal, kas seal tossutallad või mis seal oli nagu? No ütlen, teil on nagu lihtne nüüd aru saada, sest ma saan teile samal ajal näidata, eks ju, võib-olla ma mõtlen, kuidas ma saan rääkida, et nagu, et need, kes kuulavad nagu taskuhäälingut ka saaks aru, aga põhimõtteliselt ütleme taskuhäälingut, ilus sõna. No eestikeelne. Ma mõtlesin, ma liiga palju neid inglisekeelseid väljendeid juba kasutanud. Kõik õige. Et algab sellest siis, et tossu teed lahti, tossult võtad selle tavalise talla ära, siis seal on niisugune 2 niisugust kõrgendust kanna all siis, umbes sellised, eks ju. Ja sinna läheb peale siis veel spetstald, siis ütleme, esiteks on siis, kui sa jala sinna peale paned, sul on nagu, jalg on nagu niimoodi põhimõtteliselt alt, et sul on, kuidas ma just seletan, et kand on nagu õhus kogu aeg, et sa oled nagu varvaste peal, no põhimõtteliselt, et kui sa kusagil balansseerid või midagi, siis sul on nagu, kus peal sa seda jalga proovid teha, on nagu varvaste peal. Siis hüpeka teip, mis läheb nii-öelda enamus sportlastele, aga siis pannakse veel sul niisugune dünaamiline teip, mis tuleb nagu kanna alt kuni põlvest veel üle siia tagareieni umbes välja, mis siis takistab veel seda, ütleme, et esiteks seda juba varvaste peal ja siis ta takistab seda suuri veel jalaliigutusi, eks ju.
siis säärele veel niisugune kompressioonside, mis nagu tõmbab vere kinni, hoiab seda nagu koos, seda säärt ja ma mõtlen nüüd, kas midagi veel. No ja siis mängu ajal, eks ju, seda soojakott alati topiti seal mingisuguse sidemega, eks ju, ja siis veel mingi side oli veel siin nagu põlve ümber, mis seda dünaamilist teipi veel kusagilt kõvemini kinni hoiab. No ühesõnaga niisugune endal isegi pole kõike meeles juba. Kaua see prep aega võttis, et sind valmis seda niimoodi? Siin tuli varem Pärnusse saate eelmise bussiga. Ei seal sellepärast oligi, vaata need mingisugused ja siis sa pead veel seda nii-öelda progresseeruvad seda jalga seal ennem soojaks saama, et natukene seda valu nii-öelda alla saada, et ja dekarid ja asjad, et see ikkagi võttis aega, et seal esimesed, ma mäletan veel Pärnu seeria kõik mängud, ma ei teinud veel ju üldse soojendust kaasa ka, et see kõik võttis nii kaua seal aega ja siis vist Kalevi vastu, ma ei mäleta, kas oli esimesest mängust või kusagilt me alustasime selle, et ma mingi pool soojenduse aega sain nagu teha, et ülejäänud katsime ära, et tegime mingi, et ei on nii kriitiline enam see nii-öelda jalg, et me nagu ei pidanud seda kohe nagu niimoodi soojaks tegema, et ma nagu teen soojaks ja siis kohe lähen väljakule, et ma võisin selle natuke varasemaks lükata, siis ma sain nagu veits vähemalt soojendust, et seda pallitunnetust ka saada. Ja siis vist ma mäletaks 4. mäng ma kaotasin vist selle, nagu et enam seda talla alust ei pannud, et oli ainult see pikk dünaamiline teip, siis sealt läks kohe nagu oli kordades parem ja siis 5. mängul ma veel ütlesin, et ärge seda dünaamilist teipi ka peale pange. Kui sa Pärnu mängude ajal, sa käisid nagu kogu aeg nagu mängu ajal riietusruumis ka minu arust, vähemalt esimese selle comeback mängu, mis oli siis 3. esimene Tartu mäng, vist käisid nagu riietusruumis ja tagasi vahepeal või? Ega sa vist väga istunud ka selle, see oli, et see jalg pidi kogu aeg nagu saama niisugust, et ta kogu aeg oleks, et muidu kui istud, siis ta võib-olla läheb et nagu kuidagi rohkem lukku või midagi, et kogu aeg pead nagu liigutama seda, et jah, see oli seal, võib-olla ma seal nagu enne tehti vaata riietusruumis kõiki neid asju, millest ma rääkisin. Võib-olla see oli enne mängus, kui sa käisid tagasi kogu aeg. Aga mängu ajal võib-olla vaata vahepeal ma läksin sinna nagu, seal on see vahekäik taga, et seal sai nagu natukene joosta või niimoodi, sest see saal oli ju täis ja seal olid ju kõik need meediainimesed on kohe, need, kes on Tartus käinud, näevad, et ega seal tatsutürukad ka kohe seal, et ega seal otse kõrval et see käinud nagu ühesõnaga riietusruumis mingit treatmenti saamas, vaid lihtsalt seal kasutasid koridori ära? Jah, mängu ajal küll. Aga siis selline küsimus ka veel, et kui sa selle nagu otsuse tegid, et sa mängid, siis kas te nagu agendiga ka seda arutasite selles mõttes, et võib-olla agent vaatab seda teist pilti nagu justkui, et on niisugune väga tugev hooaeg, tugevatest välisliigadest on huvi, et kas siin on nüüd see koht minna seda tegema, et kuidas need vestlused välja näevad niisuguses olukorras? No mu agent on serblane, ja kui teate serblane, niisugune rahvus, ta lihtsalt ütles, et ma ütlesin, et ma mängin sellega, ta ütles big respect for you. See oli Ühesõnaga, sealt ei tulnud nagu sellist mõjutamist. Ta saab aru, vaata, ta ise ka mängi olnud, et jah, et ma arvan, et kellel kõige raskem seda kõrvalt oli vaadata on, ma arvan, pere kindlasti, et naine ja enda vanemad ja kõik sellised, et ma arvan, et seda ise seal teha isegi pole nii keeruline, kui seda siis kõrvalt näha. Kuidas nad nagu suhtusid sellesse? Neil oli ka big respect for you või oli pigem nagu, et lolliks sa läinud või? No selles mõttes ma olen naisega nii kaua koos olnud, et ta teab mind väga hästi ja siis kui see teine see Pärnu mäng oli, kus me 2-0 jäime, eks ju, siis pärast me istusime lihtsalt seal diivanil, olime mingi 3 minutit, niisugune oli vaikus ja siis ta ütles, et ma tahaks nüüd, kui mõtlen nüüd, kuidas ta ütles kuidagi niimoodi, et ma tahaks öelda, et ära mängi, aga ma tean, et mul niikuinii ei õnnestu sind ümber veenda. Sa ei olnud veel öelnud, et sa hakkad mängima, vaid temalt tuli see esimene signaal juba, sai aru, jah? Ei ma ikkagi ütlesin kohe, kui mäng läbi oli, ma ütlesin, seal juba mul enne lasin tal, see oli ka muidugi omaette kogemus, et ma pidin tal laskma, muidu ikkagi suudan niisugune rahulikuks jääda, aga et see kõrvalt vaatamine on ikka kõige jubedam,
lasin, palun vii need lapsed nüüd siit ära, et ma ei suuda nagu mingeid nagu roppusi tagasi hoida, et seal kõigepealt oli esimene emotsioon oli see, et tahaks selle teleka katki visata ja siis selleks üle, siis ma ütlesin, et no ei olegi midagi teha, peab mängima järgmine mäng, eks ju. Ja siis nagu tuli see vaikus ja siis nagu 3 minutit hiljem tuli see, et noh, et nagu ma ütlesin. Kas sa vaatad kommentaaatoritega või ilma? No sa muidugi ei vaata enamasti oma mänge üldse ilmselt laivis, aga kui sa pead vaatama? No ma ütlen, kui ma järgi vaatan, siis oleneb nagu, mis see nagu nii-öelda vibe on või kuidas noh, vahel, ei, mitte isegi seda, aga et kui detailselt ma tahan nagu mingeid enda nüansse jälgida või siis kas ma vaatan siuke noh, et ikka jälgida, aga vaatad siuke nagu rahulikumalt või kuidagi mitte nii detailselt, aga no ma ütlen see mäng, kui vaatasin, siis seal see pinge on nii suur lihtsalt, sa vaatad ja et mingi 2 minutit kohe läks mute peale see, et mitte üldse sellepärast, et mingi, ma isegi ei mäleta, kes seal kommenteerisid, et mingi, et jube jutt oleks, aga lihtsalt sa lihtsalt ei suuda nagu, et ta on lihtsalt vaikuses jälgida nagu. Kas Bernardiga ka arutasite? Sest et tema oli ka justkui üks mees, keda nagu tagasi oodati seeriasse ja ta tuli ka? Jaa, no ega Bernardil oli minu arust sama, et kui meil see, ma ütlen, ega ta pähe nagu selles mõttes täpselt ei näe, et tal on ka siukene üks päev üks jutt, teine päev teine jutt, aga nagu kui noh, sest ütleme mingi hetk ta seal, noh, tal on näha, et ta kannab nagu oma neid emotsioone nagu õla peal, et ta nagu no vahepeal seda filtrit pole, et ta ütleb kohe, mis nagu pähe tuleb, et noh, mingi hetk ta nagu umbes ütles, et see oli siis enne Pärnuserit, et mul pole võimalustki see aeg tagasi tulla, vaata, et kindlalt ükski mäng rohkem mängi. Ja siis ka, kui see 2-0 oli, siis tal oli samamoodi, et järgmine, ma ei mäleta, järgmine päev või järgmine päev vist nägime, läksime samal ajal, tal oli ka vaata enda mingi recovery plan, et siis nagu küsisin, et no et ma proovin järgmine mäng tagasi tulla, et mis sul plaan on, et mul on täpselt sama, noh, et siis sealt see tuli. Aga tervikuna tundus, et legionärid, kellega tiitel võideti, kõik olid nagu asja eest väljas ja väga, väga okeid tüübid, et tihti on seda, et Eesti klubidesse satuvad nagu mingid võib-olla mängijad, kes siis huvitavad persoonid, aga panustavad või siis ei panusta üldse, aga nagu on normaalsed inimesed või noh, aga kuidagi tundus, et see klappis, et ma ei tea, alatasa sattusin McBride'i TikTokidele, kus ta seal ilgelt Tartu inimesi ja rahvast kiitis ja tundis, et talle läheb see nagu korda samamoodi Painterile, et kas siis oli ka nii? Jaa, no ma arvan, et see kõik see, ütleme, see korvpalli nii-öelda melu ja see värk aitas sellele selles mõttes kaasa ka, et ütleme, kui hooaja alguses need välismängijad tulevad, et ma arvan, suht keeruline on neile hoomata, et vahet pole, mis sa neile räägid, et mis see tähendab, nagu see Tallinn versus Tartu vastasseis. Aga me saime nendega ju nii palju igal pool kokku karikas, Eesti-Läti seal liigas ja poolfinaalis, eks ju, et ma arvan, et nad nagu, noh, nende mängude käigus nad juba veits said nagu aru, mis see nagu tähendab ja ma arvan, et teine point ka see, et kui sa oledki nagu need eestlased, kes sul satsis on, et ma nagu ütlen, noh, see on jälle selline, et ega sul ei maksta selle eest palka, sulle makstakse sellest palka, mis sa Kossu väljakul teed, aga kuidagi sa saad nagu, ma tunnen, et sa saad nagu seda mõjutada, et sa proovid neile nagu nii-öelda sa lood, ütleme, eestlastest, sul kogenumatest nii-öelda põhimängijatest algab see, mis sul riietusruumis toimub, mis keemia sul on, eks ju. Ja siis, kui sa proovidki nende välismängijatega luua ka siukse nagu, esiteks, et tuua nemad nagu heasse keskkonda, et nad oleksid ise samamoodi osa heast keskkonnast, eks ju, ja luua need personaalsed sidemed nendega, et nad nagu sellest ka saaksid aru, et lõpuks, et ongi, et mida see nagu kohalikule võib tähendada, et kui sa terve hooaeg lood selle nagu nii-öelda siukse bondi nende mängijatega, siis nad lõpuks nagu nad saavad aru, kui tähtis see on nagu nendele eestlastele ja siis see kuidagi, ma arvan, et veits nagu kandub neile ka. Et ma mäletan selle kohta väga hästi, mulle ütles, kui ma Bulgaarias olin, mul oli üks Serbia treener ja siis ta kutsus mu nagu rääkima endaga ja siis ta ütles, et põhimõtteliselt sul on nagu
alati sul on meeskonnas nagu 3 tüüpi mängijad, eks ju. Sul on alati need, kes on alati positiivsed, sul on need, kes on alati negatiivsed ja siis neid on nagu 10% mõlemat. Ja siis sul on 80%, kes lähevad siis kaasa sellega, et kas kõik on nagu, et kas rohkem on nagu positiivsust või rohkem on nagu negatiivsust, eks ju. Ja siis ta kuidagi veel ütles ja siis sealt tuleb veel see, et väga väikene protsent on neid, kes on nagu, et on alati positiivne ja ta suudab nagu teisi ka muuta nagu positiivseteks, eks ju. Et ma mäletan, seal ma olin ka niisugune nagu üks liidritest ja siis ta nagu panigi mulle hingele, et sa oled nagu positiivne, aga mul on vaja, et sa tõmbad teisi ka nagu positiivseteks, eks ju, veits, et meil on nagu liiga palju niisugust, mingeid konflikte või asju. Et ma arvan, et see on nagu selline, nagu see pani mind sellel hetkel mõtlema ja ma arvan, et meil nagu selles mõttes, ega suures plaanis meil ei olnud riietusruumis tõesti ka sellist, kes nagu oleks läbi kõige negatiivne, et ma arvan, et seal teatud mehed lõid niisuguse nagu noodi kohe esimesest päevast ja ma arvan, et see seal nagu püsis ka. Kes see nii-öelda mingi kaptenite grupp või täpselt Tartus on? Sina, Paasoja, kes veel? Ei no kapten on ikkagi Passa. No ma mõtlen, mis see mingisugune tuumik on, kes nagu ees kõnnib alati? No ma ei tea, kas ma ütleks, et niimoodi ees kõnniks, ma arvan, et see on pigem selline nagu rohkem selline, kuidas jälle eestikeelset sõna ei leia, nagu rohkem siuke nagu lead by example mingite nagu harjumustega, habits, eks ju, et aga ma ütlen, et jah, lõpuks aga ma ütlen selle koha pealt ikkagi nagu Passa on nagu ülihea kapten ka, et on nagu selline, et ta alati, ütleme, kui tema läheb, kui ta on meeskonnas kapten, kui ta läheb, alati sul on ju mingis meeskonnas, sul on nagu selline usaldusisik, et kellega, eks ju, treener võib nagu suhelda ja niimoodi, et ta on kindlasti selline vend, kes nagu, ta ei kuritarvita seda, et kui ta midagi treenerina ütleme, et me riietusruumis nagu arutame, et midagi või, et millegi kohta, et seda võiks, eks ju, treeneril rääkida või mis iganes, eks ju, et mis mu point on, et tema nagu, see, mis tema nagu räägib, ta ei pane seal nagu seda, et enda isiklikku mingisugust nagu agendat või seda, et midagi, mis peaks nagu talle isiklikult võib-olla see, et ta seda ütleb, ei ole nii hea, aga ta võtab selle enda peale, et öelda nagu, kui ta näeb, et see on nagu, et tiimile on see nagu tähtis, et selles mõttes nagu see, et ma ütlen ikkagi temast nagu algab see. Muidu paranda mind, kui ma eksin, aga nagu kõrvalt vaadates see tiimikeemia tunduski neil nagu väga hea läbi hooaja, aga mis seal Kääriku suhtus või miks inimesed järsku mingist Kääriku laagrist rääkima hakkasid? Seda, nagu ma ennem ütlesin, et mina ma ei hakka mingit muinasjuttu rääkima, eks ju, ja mingitest asjadest ma arvan, et lihtsalt ei ole minu koht rääkida, et ma selle kohta ütlen, et ma seda ei kommenteeri. Aga siis veel üldse Tartu ajast rääkides laiemalt, et 2 aastat Aivar Kuusma käe all, et kuidas sa selle aja kokku võtad? No selles mõttes lõpp hea, kõik hea ju, et oleme päris palju kaotuskibedust koos nii-öelda läbi elanud ja ka päris palju nüüd sellel hooajal veits rohkem võidurõõmu, et lõpuks saab ju öelda, et nii-öelda koos me siia tulime ja siiamaani, kes seal oli siis, eks ju, kes seal sellel hetkel tulid, oligi ju Passa, mina, Nurks, Aivar siis pealikuks, eks ju, et ma mõtlen, et kes nagu sellel hetkel tulid juurde ja kes on siis siiamaani olnud, mõned on, kes seal juba ennem olid, eks ju, Roosi Jurtšenko, aga et selles mõttes ma arvan, et niisugune väga positiivne koostöö lõpuks. Lähme siis selle juurde ka, et hooaeg sai läbi ja sa tegelikult teadsid juba mingi teise finaalmängu ajal või 3. finaalmängu ajal juba, et sai leping alla kirjutatud, et kuidas nüüd me tänaseks teame klubi ka, ma ei tea, kas sa tohid välja öelda või ei tohi, aga kui ma Poola meediast tilkus läbi, siis see Stal Ostrov, see kus Rosenthal ja Vene olid ka, kuidas see leping lõpuks sinuni jõudis siis olukorras, kus sa olid ju välja öelnud, et sa tegelikult tahaksid hooaja lõpuni teha ja siis vaadata, et mis see ainult pandi fakti ette, et kohe või mitte või? No seal oli põhimõtteliselt siis ütleme
tegelikult mul on agent juba pidanud siin selles mõttes esiteks väga huvitav, et mul varem pole nagu see olnud, et nagu nii vara, eks ju, peaks midagi otsustama, et tegelikult juba viimased 2 kuud on nagu selliseid kohti olnud, et ma nagu, kui alguses hakkasid tulema, et mõned võtsid isegi minuga otseühendust, suunasin kõik talle, ma ütlesin, et nagu proovi kuidagi seda kõike nagu ise hoomata, eks ju, et ma usaldan sind, et ma tahaks nagu keskenduda sellele hooaja lõpetamisele ja siis, kui läbi on, siis tule räägi mulle, mis seisud on, eks ju, ja mis me teeme, eks ju. Ja siis ta tuli nüüd Tartusse ja ma ei mäletagi, kas see oli peale 2. või 3. mängu, siis me saime kokku mingiks tunniks ajaks, tegime kohvi linna peal ja siis ta rääkis mulle nagu selle ära, et kuule, et ma tean, et pidime hooaja lõpuni ootama ja nii, aga et ma pean rääkima, et meil on siin üks olukord, kust siis selles mõttes ma nagu veits teadsin, et nagu sealt oli nagu kombatud ka, aga nagu, et me peame selle olukorra nagu nüüd ära otsustama, et neil on nagu vastust vaja ja arutame, et arutasime kõik nagu plussid ja miinused ja et lõpuks lihtsalt need plussid nagu korvasid nagu need miinused üle, et ma ütlesin, et okei, et teeme ära. Üks miinus oligi see, et sa maikuus juba sain need ära, et võib-olla juunis-juulist oleks paremad pakkumised. Ei, ma ei tea, nagu ma isegi selle peale ei mõelnud, aga seal oli pigem see, et ütleme, et kui ta sellel hetkel ta siis avas mulle veits neid muid nii-öelda variante ka ja värk, et kellegi jutud ja niimoodi, et tegelikult seal nagu oli liigade mõttes oli ka niisuguseid seksikamaid variante, aga mis just tema nagu point oli või miks ta mõtles, et ta arvab, et peaks selle tegema, oli, et on nagu selles mõttes hea samm, et suures plaanis tippkorvpallis sul on ikkagi enne, kui sa esimesse trenni astud, sul on nagu hierarhia on nagu suuremas plaanis satsis paigas, et sa saad küll seal palju asju muutub hooaja jooksul, aga suuremas plaanis, et kui me läheks, ta ütleski, et kui me läheks praegu näiteks Prantsusmaa kõrgliigasse või Saksamaa kõrgliigasse, et lõpuks sa tuled Eesti-Läti liigast, et okei, sul oli nagu imeline hooaeg, aga lõpuks on Eesti-Läti liiga, et kui me nendesse liiga satsidesse lähme, et sinule vaadatakse kui see, et vaatame, et mis sealt tuleb, et kas ta kannab siin välja või ei kanna, et ei panda nagu täielikult nagu panuseid, et lõpuks seal on ikkagi mingid teised mängijad, kellele nagu need nii-öelda suured panused pannakse. Et see Poola liiga keskmik, et see on selline, et ma olen treeneriga rääkinud, kõik värgid, et sa oled kindlalt üks nii-öelda põhimängijaid, vähemalt nähakse, sa saad selle alati, eks ju, kaotada jooksul, aga esimesel päeval sa oled üks liidritest, sulle pannakse, eks ju, panused ja nüüd, et see on nagu hea olukord, kus sa saad seal, kui sa suudad seal nagu samamoodi ennast tõestada, nagu sa praegu Tartuga, eks ju, tõestasid, siis on kohe see, et need samad seksikamad liigad, sa lähed ka nendesse nagu nii-öelda nähakse sind ühest, nagu kellele pannakse nagu panused, et oleks nagu mõistlik see nii-öelda vahesamm nagu teha. Ma ilmselgelt ei küsi sult otse, et palju sa raha teenima hakkad, aga kui sa räägiksid suurusjärkudest, et Tartu palk, Poola palk ja potentsiaalselt, mis oleks olnud need mingisuguse Prantsusmaa ja Saksamaa Rostoki ja Bulasaki või mis need klubid olid täpselt läbi käisid, need umbes suurusjärgud? Ma ütleks niimoodi, et suurusjärgud nagu ütleme Poola versus need teised oleks nagu enamjaolt nagu samad, kui me puhtalt rahast räägime, et ma praegu pigem rääkisin sellest rollist järgist. Aga võrreldes Tartuga, ütleme niisugune, ütleme topelt, ütleme topelt. Aga kas siis see sama mentaliteet, nagu see rollilugu, mis sa just rääkisid, kas see oli ka nagu hooaja vältel, et mängis see rolli või oli ikkagi, kuidas see nagu Tartuga see suhe oli, et kas sa olid ikkagi nagu kindlalt selle peale väljas, et sa enne ära ei lähe, kui tiitel tuleb või see oli natukene komplekssem teema ikkagi? Ei, see oli selles mõttes ma ütlen, ega mulle eelmine suvi, ei olnud nii ahvatlevad pakkumised kui praegu, aga mul oli ka välispakkumisi. Ja kui ma otsustasin, et okei, et jääme Tartusse, teeme 1 aasta veel, siis ma tegin kohe, mõtlesin ära, et see on hooaeg, ma olen missioonil, ma teen selle hooaja Tartuga lõpuni ja siis vaatame nagu edasi. Et minu jaoks see nagu otsus oli nagu tehtud ja ütleme, suures plaanis ma ju nägin ka, et kuidas ütleme,
kuidas meeskond komplekteeritud oli, värgid Tartus, et ega nemad olid ju suht pannud minu peale oma kaardid nagu paljudes asjades, et ma arvan, et ma oleks võib-olla nagu, poleks nende vastu ka väga korrektne olnud, kui ma oleksin seda teinud, vähemalt ma seda nagu sisemiselt tundsin, et ma ei taha nagu see vend olla, kellel tuleb see, korral on juba poole pealt nagu läinud ka, et kes ongi, et tuleb siin kogu aeg ja poole pealt läheb nagu. Kas said Rosenthali Venega ka arutada? Venega ma arutasin küll natukene. Rosenthaliga ei hakanud. Mina ei lähe. Kuule, by the way. Kuule, 3 mängu on tehtud, 2-1 oleme ees praegu, aga lihtsalt, et täitsa teine teema, et mul on pakkumine sinu vanast koduklubist. Oli au, tervitan Tripiklubi ka siin, et meil on niisugune punt, kellega käime võõrsil mängivaid eestlasi vaatamas ja siis sattusime ka sinna Poola linna vaatama, siis Rosenthal oli küll kahjuks katki, aga Vene mängis ja Poola linna kohta jumala korralik ja seal on uus ja väga nagu okei elamus oli, nii et julgestussõnad minu poolt ka lihtsalt. Vedas. Nojah, see on niisugune selles mõttes, kuidas ma ütlen. No ma arvan, et ega mul on ka selle koha pealt nende et ma nagu väga seda isegi ei vaata, et mis see linn mis see koht on või kuhu sa läheb? Mis see kliima, ütleme võib-olla perele kliimaks, aga suures plaanis ma olen nagu pereinimene, tuleb pere, et ei pea mingisugune, ta on võib-olla isegi parem, et on mingi rahulikum koht, eks ju. Ja teistpidi, et nagu ma olengi kuidagi, ma ei tea, eriti nüüd ma olen nagu enda jaoks selle nagu välja mõelnud, et mis mina nagu enda korvpallikarjääris veel saavutada tahan, ongi see, et kõik valikud, mis ma teen, et oleks nagu selle poole, et nagu maksimaliseerida ennast just selles võtmes, et näha, kui kõrgele tasemele mul on võimalik nagu jõuda. Et mul ei ole, ma ei oska öelda mingit liigat, et mul oleks mingi, et ma pean sinna jõudma või tänna, aga ma tahaks nagu seda, et kui mul need välismaa seiklused nüüd millalgi läbi saavad, et tulen Eestisse või kui ma juba Eestis ütleme millalgi ära lõpetan, et ma saaks öelda, et noh, oli nagu oli, aga et ma andsin endast kõik ja ma jõudsin täpselt sinna, kuhu mul oli nagu võimalik jõuda. Et lõpuks ma arvangi selles plaanis ka see nagu Poola variant on aus, et kus ongi juba tead, et sul pannakse kaarte sinu peale, eks ju, ma olen peatreeneriga rääkinud, mis ta rääkis, kuidas ta näeb, et ta mind kasutaks, et kõik see mulle nagu tundus, et noh, teades ka ennast, et ta nagu saab aru, mis mu tugevused on, mis mu nõrkused on, et siuke olukord, kus saabki puhtalt, eks ju, peeglisse vaata, et kui lähen sinna ja ei õnnestu ja tulen tagasi, siis ma saangi öelda, et noh, ei, et see oligi minu nagu tase, ongi see Tartu vend, eks ju, olla oma parimatel aastatel, aga teistpidi äkki lähen kõrgemale, et võib-olla kui ma oleks teinud mõne teise valiku, et ütleme, lähedki kusagile, ütleme, võtamegi siis, et minna mingi Saksamaa kõrgliigasse, eks ju, kus sa oled siuke, et noh, vaatame, eks ju, ja seal ei tule näiteks välja ja pead Eestisse tagasi tulema, mis võib-olla mõtleks, et noh, et mulle ju, noh, et ei olnud ju väga hea olukord, et see treeneriga ei olnud klapp või et neil oli just minu positsioonil oli mingi kallis kohalik, kus juba hierarhia poolest ta peab mängima, et noh, selles mõttes Poolas on nagu laud kaetud, et ma olen esimene mängija üldse, kes sinna meeskonda nagu, kellega leping tehti, eks ju, et huvitav, et siis nii kiiresti pidi ära otsustama? No, see on just hea märk, et nurgakiviks ei no ma mõtlengi, et eks ta oligi selles võtmes, et treener nagu noh, see näitabki nagu vähemalt võiks arvata, et on nagu siuke õige jutt, eks ju, et mis ta mulle rääkinud on, et kui noh, et siis sa ju võtadki, kes sul need esimesed paar vendarid, saad põhimehed paika, siis ongi nagu lihtsam sinna nagu ehitada ka, eks ju, et jah, et ma vähemalt arvan praegu kõik märgid näitavad, et mis seal nagu edasi saama hakkab, et see peaks nagu minus endas kinni olema. Võrdleme siis praegu siin samas äkki need eelmised kogemused ka ära, nüüd lähed Poolasse, mis sa räägid sellise linna kohta nagu Potevgrad Bulgaarias? Et kohtunikest juba saime natuke aimu, mis sa arvad Bulgaaria liiga kohtunikest, aga üldse sellest eluolust ja kõigest sellest, mis Bulgaaria sulle pakkus? No ma ei tea, kas seda just linnaks saab kutsuda. Ma vaatasin mingi 50 000 oli väidetavalt, aga see võib olla mingi
eeslinnadega koos või? Võib-olla, aga see on ikkagi pigem nagu küla, no ütleme, see oli seal vähemalt, et Sofia oli niisuguse 1 tunni ei, sorry, 20 000 on ikka. Et Sofia oli nagu 1 tunni kaugusel, et noh, kui tahad, saad nagu linnaelu ka suht tihedalt nautida, eks ju, et see ei ole väga pikk maa, aga no eks ta kujutas endast siis seda, et vahel ikkagi, kui trenni sõidad, pead arvestama, et võib vankriga hobune teele sattuda, et kellest sa mööda kusagilt ei saa, et võib kauem see sõit aega võtta, eks ju. Ja muidugi see oli naljaks, et noh, seal oligi, et tiimi omanik oli siis samal ajal selle Potevgradi linnapea, noh, siis seal oli nagu aru saada, et kus see raha tuleb, eks ju. Ja nagu see kontrast, et kui sa sinna nii-öelda siis jutumärkides linna lähed, et nagu vaatad ringi, et kõik, no ütleme, täis siukseid Lasnamäe neid nõukaaegseid panelkasid, eks ju, ja siis tuleb see Kossu saal, siuke uus tutikas, sa muideks samas saalis mängis see, kes Euroliigas mängis oma kodumänge? Alles mängisid need Apollid ja asjad või? Jah, vist jah, ma vaatasin Olümpiakos oli küll Bulgaarias ja vaata need, kui nägid, vaata palju oli Olümpiakose punast, aga toolid olid rohelised. See Balkan Potevrini värd, seal on nagu need toolid on rohelised, saal oli nagu ülikorralik. Aga et noh, et oligi, et oled seal külas, vaatad neid depressiivseid nagu panelkasid ja siis üks hetk tuleb Arena Potevgrad, siukene nagu noh, saal oli ülikorralik, noh, et oli nagu näha, et nagu siuke tunne, et kõigilt elanikelt küsiti mingi 3 aasta palk maksudeks, et saaks selle halli sinna ehitada umbes, noh, nagu reaalselt, noh, et jah, selles mõttes korvpalli koha pealt olid tingimused tegelikult väga head. Jah, meil ju varasem saatekülaline, keda sa ise ka mainisid, et kui Laane siin käis, siis tal oli ka suht tumine Bulgaaria kogemus all, et kas see on nagu äratundmisrõõmu ja kas jõudsid temaga arutada ja kas tuli ka veel mingisuguseid selliseid lugusid meelde, nagu see saali värk oli seal ja? Veits ikka jah, et ma teadsin, et noh, kui ta läks, siis ma ikka veits rääkisin taga sellest, aga jah, siuke teistpidi nagu väga omamoodi kogemus, et tegelikult ega mul sealt võtta on palju selles mõttes, et seal oli siuke Serbia treener, et sealt sai tegelikult päris palju nagu õpitud ja päris palju kogetud ja päris palju just nagu siukest jälle eesti keeles ei ole head sõna, siukest nagu toughness'i sai nagu juurde. Ja siis Itaalia teema ka või? Keti või kuidas seda õige hääldada on? 2 perioodi, sealt Balkanit läksid ka kohe sinna Ketisse tagasi, et seal siis oli nagu ikkagi hästi. Itaalia esiliiga meeldib eestlastele vist? Jaa, see Keti basket siis teine kord olid, siis nad olid langenud, siis oli teine liiga. Ja Serie A2 vist. Siis oli teine liiga. Mis iganes. Aga jaa, no seal oli, selles mõttes see oli täpselt selline koht, et kui ma oleksin mingi no ma ütlen, peale seda hooaega ka mul sealt iga aasta tuleb nagu pakkumisi uksest ja aknast, ma tegin suht hea nagu pool hooaega seal, et ta oli nagu selline koht, kui ma oleks mingi 35 aastane, ma arvan, ma oleks jäänud sinna rahulikult tiirlema, et tegelikult nagu selles mõttes ideaalne koht, et noh, tavainimene mõtleb, et no mingi Itaalia 3. liiga, mis teeb, nagu ütled, et Itaalia 3. liiga, eks ju. Ma lähen sinna kohale lennukiga, tuleb autojuht järgi, tutikas Jeep, eks ju, ma ütlesin, et okei, et see on mingisugune boss seal, eks ju. Nii, viib mu mingisugune, vaatan kusagil siukeste kohalikud ja mingi troopilist, noh, see on pigem Lõuna-Itaalia, enam-vähem kusagil seal pool, siukeste troopiliste puude vahel siukene mingi majake, vaata. Lähme ta kodus ka veel läbi või. Tuleb välja, annab võtmed, näe, maja siin, näe, see auto on sinu, eks ju, mis asja, jah, mis Itaalia 3. liiga, mul antakse mingi aiaga maja, eks ju, tutikas Jeep tagumiku all, eks ju, nagu rahaliselt ka nagu väga, väga atraktiivne ja lõpuks, aga noh, ma ütlen, seal on see teed täpselt 35 oleks ideaalne 1 trenn päevas, eks ju, hommikul siis lähed seal lähedal oli Pescara, mis on siuke rannikuäärne, lähed perega randa, eks ju. See oli päris linn ka, ju. Ja no ega ma ütlen, see Keti oli ka tegelikult, oli siuke, tal oli ka ajalugu taga, noh, ta oli siuke mägine, aga seal oli ka ikkagi nagu elu, aga jah, see Pescara oli siukene natukene, ütleme siis modernsem võib-olla.
Keti on nüüd umbes 50 000, ehk siis pool Tartut jämedalt. Okei. Aga nagu ta oli niisugune väga kuidagi mägede vahel niisugune kompaktselt ikkagi nagu täitsa linnatunne oli. Et selles mõttes oli nagu väga mõnus koht, aga teistpidi jälle ongi seal see, et sa pead ennast nagu ise motiveerima, sest et Itaalia 3. liigas sul võib olla üks võõrlegionär, et sind võetakse ikkagi sinna nagu tootma, et nii kaua kui 20-10 paned, on kõik väga super, eks ju, aga ei saa väga lubada, et kusagilt tuleb mingi 8 ja 4, et siis on nagu, et kas sa saad kohe selle teada siis, et see väga ei keri nagu? Ühes mängus piisab või? Või ütleme 2-3? No ma ütlen, kuna ma seal nagu, kui ma nüüd sinna teise läksin, ma ikkagi pigem paugutasid? Ma ikka paugutasin kogu aeg, et ega seal pigem oli siuke kogu aeg nagu respekti värk, aga kui ma sinna Itaalia esiliigasse läksin, esimene kord. Seal oli ka ühe legendari. Seal on 2, esiliigas võib 2 olla, aga ütleme suures plaanis sama, võib-olla sul lihtsalt keegi teine veel, kellega koos sa jagad siis seda vastutust, aga seal oli esimene mäng, kui läksin, oli meil selle hetke liiga liidris Scafati vastu, praegu nad äkki on isegi kõrgliigas, kui ma ei eksi, vähemalt vahepeal nad said seal, see hooaeg said, ja siis kaotame 20-ga, aga ma ei mäleta, mis ma viskasin mingi 17-18 punkti, pärast kõik need mingid sponsorid ja omanik tulevad, panevad mingi kätt, mingi Grande Carl, eks ju. Ja siis teine mäng, aga saime 20 kotti, mis toimub, eks ju. Teine mäng oli kusagil võõrsil, vist oli teine, võib-olla eksin, oli võõrsil nagu siuke nagu derbimäng, eks ju. Mingisugune, nagu seal on need mingid teatud rivaalid, eks ju. Ja siukene väga raske mäng, palju rahvast võõrsil nagu siuke karukoopas mängid, täpselt siuke mäng, kus iga sentimeetrist võideldakse pärast mängu, et täiesti tühi ja võitsime selle mängu seal mingi 3-4 punktiga või midagi, siuke annad endast kõik pärast tunned, et ülihea tunne, vaata, saime kätte selle võidu, vaata, kõigil hea vibe, eks ju, ja siis sõidan bussiga tagasi ja siis agent kirjutab, et kuule, et see omanik on hullumas, vaata, et ta kirjutas mulle, et sa oled nagu legionär, aga et sa ei saa nagu 4 punkti visata, vaata. Et sind võeti nagu siis skoorima, vaata, et mingid siuksed sellised värgid, et sellega peab nagu arvestama, kui see sinna, ma arvan, meie nendel nii-öelda eestlastestel, kes seal on selles mõttes lihtsam, et neil on nagu kohalik pass, et siis siin nagu, siis ei ole nagu sellist pinget peal, aga kui sa nagu välismaalasena seal oled ikkagi, seal ma ütlen, ega tegelikult seal makstakse väga hästi nagu esiliigas ja ka teises liigas. Pane see ka siis mingi võrdluses Tartuga? No ma võin öelda niimoodi, et kui ma seal teises liigas nagu olin, see oli nagu umbes samasse auku, mis Tartu. Aga kui ma nüüd selle hooaja seal lõpetasin, siis tegelikult, et sinna jääda, mul tuli sealt ühest klubist, kes tahtis tõusa, nad see sama aastaga tõusid, tuli ka niisugune topeltpakkumine, et niisugune nagu umbes, mille eest ma praegu Poola kõrgliigasse lähen ja see on Itaalia 3. liiga, et selles mõttes, kui nagu ma ütlekski mingitele tavavaatajatele, et kui nad vaatavad, et tegelikult see, et sa oled kohalik, seal on selles mõttes veel valuuta, et sa oled kohalik, sa oled mängumees, sul on nagu siis sul ei ole seda konkurentsi ühele kohale ka? Ma ütlen, see esiteks, aga su väärtus on nagu selles mõttes veel kõrgem, et kui sa oled mängumees, et sa oled nagu kohalik, vaata, et sul ei lähe nagu välismaalase koht, et ma ei tea, kui keegi mõtleb nagu, et miks see Mikk Jurkata, mis seal Itaalia esiliigas mängib, eks ju, kuulge. Kui see vend, kui ta mängib seal veel mingi 4-5 aastat, tal on nagu, elu on nagu kindlustatud, et see ei ole niimoodi, et või ma ei tea, keegi ütleb, et miks see Joonas Riisma ikkagi Kalev Cramoga ei saini, et mis ta seal on rollimängija, eks ju, kuulge, kui te neid palgalipikuid teaksite, nagu see ei ole selline, see on umbes sama, et ma ei tea, võtad mingi tavainimene, et kui sa oled mingi logistik, ütleme, oled kusagil suures firmas, sul makstakse palka näiteks, ma mõtlen mingid, muidu keegi mõtleb, et ma räägin täpsetest palkas, ütleme, makstakse 1000 eurot, eks ju, ja siis kusagilt mingi väike startup kutsub sind 200 euro eest, aga sa saad olla nagu suuremas rollis seal, et sa mingeid asju otsustad, sa ei tee ju seda otsust, selles mõttes, et nagu lihtsalt nendele, kes nagu, ei tea seda tausta, aga siis paugutavad, et miks nii on või miks naa, et kui te natuke teaksite seda tausta rohkem, siis te saaksite aru, miks nii on. See jutt, kuidas 4 punkti peale hakati kohe juba, omanik hakkas helistama,
siis tegelikult ei saa nagu pahaks panna ka, kui mingid ameeriklased tulevad Eestisse statistikat tegema. Kui nagu niimoodi käib, kui nad arvavad, et ilmselt siin on samasugune omanik, nagu ülejäänud maailmas tegelikult isegi suures korvpalliriigis on. No ja näiteks Laane puhul Bulgaarias sama näha, eks ju, ja et ega tegelikult jah, et selles mõttes ma ütlen, mina nagu, kes ma enne seda nii-öelda neid esimesi välismaa kogemusi olin ainult Eestis mänginud, siis ma vaatasin hoopis teise pilguga nendele mingitele välismaa, vaatad mingisugune, et ma ei tea, et 3 minti mängida, vaata, oled mingi 25-ga seal mängus, eks ju, mingid noored on peale pandud, see välismaalane on ikka seal ja siis ta mingi ise teeb, vaata, siis nagu need noored ei saa ju muidu mängida, vaata, sööda neile, las nad teevad ka, aga nagu kui sa oled nagu välismängija olnud, siis sa tegelikult saad aru, et see on nagu teissugune, noh, et võib-olla Eestis meil ongi raske sellest võib-olla sellepärast aru saada, et tegelikult me siin nagu suures plaanis me ei pane niisuguseid surveid nendele välismaalastele, aga nagu enamus profikorvpall on ikkagi selline, et nagu noh, neil on nagu selgeks tehtud, kuidas see nagu käib, et see tegelikult, neid kohti on nagu palju, kus vaadataksegi seda statistikat, eks ju, ja kus see peab olema tehtud, et muidu on nagu pahandus. Aga räägime koondisest ka põgusalt, et siin just hiljuti murdsid selle ukse tegelikult lahti, kas sul oli mingisugune ootus ka, et see oleks võinud nagu varem juhtuda, võib-olla ka eelmise hooaja käigus või kuidas sulle see tee koondisesse on nagu, mis tunded sul sellega on? Ma ei tea, võib-olla kui ma nagu väga mitu aastat tagasi noorem olin, siis ma nagu kuidagi mõtlesin selle peale, noh selles mõttes, ega kui ma ütlen ausalt, see on mul nagu alati sees olnud, et nagu tahaks ikkagi enda riiki esindada ja nagu kui ma selle esimesed need nii-öelda minutid sain, siis see tundus kuidagi siuke nagu ebareaalne, et see on nagu noh, et see on ka nüüd nagu tehtud, et pigem mul oli nagu see, et ma olin nagu väga-väga tänulik, et ma sain selle võimaluse ja et nagu ma olin nagu enda üle uhke, et ma olen siiamaani suutnud areneda ja siuke, ma arvan, hea lugu ka, et 29-aastasena esimest korda nii-öelda koondises, et siukene, kuidas ma ütlen, et näitab ka, et kui midagi sulle väga meeldib ja selle kallal nagu vaeva näed ja kogu aeg lähed vaikselt paremaks, et isegi kui sinusse, et keegi teine ei pea sinusse nagu uskuma, et küll nad mingi hetk nagu näevad, eks ju, et ja just selles mõttes ma olin ülitänulik või nagu mu hea tunne selle üle, et noh, ütleme lõpuks on ju, kui sa oled koondise peatreener, sul on nagu päris suur pinge, eks ju, võita, eks, ja võttagi see nagu näiteks Rannula vaatest, et esimest korda oli ju see esimene aken sellel hooajal, kui mina nagu olin osa koondise protsessist, eks ju, ja tegelikult ta ju, ja kohe esimene mäng, ta pani mind nagu mängu, eks ju, seal mängu käigus Sloveeniaga ma nagu mängisin, ma vist lõpuks seal 5 veaga langesin välja, no näed, kõrgemal tasemel on seda ma tahtsin ka praegu ju meenutada. Aga ta nagu selles mõttes ta ju nägi seal ja usaldas mind, et ma olin lõpuks seal, mäng läks lisaajale enne seda 5. viga, ma olin nagu väljakul nendel nii-öelda kriitilistel minutitel, et selles mõttes mul on selle üle nagu noh, hea tunne, et ma ikkagi sealt ma tundsin, et nagu noh, et kui okei, seal mingeid mehed ei olnud, eks ju, Hermet oli aknas, aga ta oli nagu haige natukene, et võib-olla niisugust nagu paremat varianti ei olnud ka, aga nagu ikkagi ma olin nagu väga tänulik selle eest ja mul oli selle üle hea tunne ja sain ju kohe ka teine mängu ja teine aken sain ka esimeses mängus mängu ja ma arvan, et siiamaani nagu endale kuidagi, noh, võib-olla ennem oled ka siuke ootusärev ja ei taha seal nagu ebaõnnestuda ja värki, et suures plaanis ma olen nagu õnnestunud ka ja võib-olla sellist nagu seda narratiivi natuke muuta, et muidu on ju nii-öelda, kui enne kui mind sinna võeti, oli ju põhinarratiiv, mis paljud rääkisid, et noh, et ta on siukene, ta on hea, kui ta on nagu mingil tasemel nagu siuke liidermängija, eks ju, aga et kui tal on paremad mehed kõrvad, ta ei ole siukene nagu rollimängija tüüp, eks ju. Et ma nagu võtsin seda südames, et seal just näidata ja ma tunnen, et ma suutsin näidata, et ei, et nagu kui on vaja, ma võin nagu rollivend ka olla, et see on väga okei, et
ma võin vahetada ükskõik mis positsiooni mängija peale kaitses, ma võin käia lauas, saangi iga kord, eks ju, ründelauda minna, et lihtsalt klubi tasemel tahes-tahtmata need klubid, kus ma olen mänginud, on alati nagu see tekkinud, et mitte et ma ei saaks olla rollimängija, lihtsalt igal meeskonnal on olnud vaja nagu, et või nagu iga meeskonna jaoks on olnud just nagu optimaalne see, et ma lõpuks olen olnud üks nendest liidermängijatest, et selle üle mul on ka nagu hea meel. Et ma vähemalt arvan, et see narratiiv on murtud minu silmis. Üks asi tuli sulle veel koondisega seoses, tuli nädala näfaka tiitel, kui ma õigesti mäletan. Ta rääkis minuga terve mängu, et ma olen fucking hea, pean minema ja panema. Ta ütles, et ma olen nendest parem ja see aitas mind. Henry Rell ja ütles seda, et see oli sinu lause Henry Rellile. Oli see sõna-sõnalt umbes täpselt niimoodi sinu vestlus temaga? No seal oleks selle nädala näfak oleks võinud ju pigem temale siis anda, no, et tema seda ütles, et ma ei tea. Sina ütlesid ju talle? Ma ei tea, kas see nagu sõna-sõnalt oli, aga nagu ma lihtsalt ütlen, ma näen kõrvalt, ma olin nüüd trelliga olin seal sellel samal aknal olin toakaaslane ka, et ja tegelikult ma kõrvalt näen, et ta on ikkagi südamest on nagu väga, väga hea kutt ja tegelikult sa näed, et mis pingeid tegelikult, et kuidas on nagu kuidas tegelikult, mida tema peab navigeerima, nagu on see nii-öelda see, eks ju, rahva ootus, inimeste ootus, mis ta peab tegema, siis aga mis ei või üldse minna kokku sellega, mis on näiteks treeneri ootustele, kuidas treener nagu tahab ja nagu tema puhul ma nagu ei näe liiga palju seda, et keegi kusagilt nagu annaks talle või nagu ütleks, et kõik on hästi ja sa oled tubli ja siukene, et ma lihtsalt nagu tundsin, ma kuidagi tahtsin talle nagu positiivset energiat seal anda, et ma tundsin, et tal on nagu et kuidagi kogu aeg ta peab mõtlema sellele, navigeerima sellele, et lihtsalt, et mine mängi oma mängu ja et sa oled hea, et ta näeb, et keegi nagu ütleb ka talle, et tegelikult et tegelikult ju need ootused, mis tal on ja värgid ongi sellepärast, et ta on nii hea, et aga see kõik ju, kui sa mõtled, kui sa ise oled see inimene, siis see ei pruugi sulle ju nii tunduda, kui sa võtad nagu sõna-sõnalt, eks ju, ja loed, et ma ei tea, võtad selle, kas või see Sloveenia mäng, eks ju, mis ta seal lisaajal võitsime, pani seal mingi 30 põhimõtteliselt, eks ju, kas Paseri ka. Jah, Paseri ka, eks ju, aga igal pool on ikka mingid nagu probleemid, et mis ta nii-öelda nagu tavainimesed, aga eks ongi see, et kui sa oled siukene, eks ta veits on siuke ka oma väljaütlemistega seda nagu natukene nagu võib-olla andnud võimalust, aga ma arvan, et ta veits nagu proovibki panna sellega endale seda nagu kaitsekilpi, et nagu olla nagu immuunne selle vastu. Küsin siis provotseerivalt, et kas soengu inspiratsioon tuli ka temalt või tuli ikkagi kandivalt? Ei, ta oli juba, ma ühe asja jätan enda teada, aga põhimõtteliselt selles mõttes oli see temalt ikkagi, et ta ütles, et ta annab mulle selle autogrammiga Ruubia särgi, kui ma teen nagu blondiks ära, siis ma mõtlesin, et nagu, mis asja kindlalt teen ju, nii lihtne. Nädal aega, et mingi, kui palju teil on, ma ei tea, 10 aasta pärast ette näidata autogrammiga Ricky Ruubia särk, et suvel saad kätte siis? No ma ei tea, ma lähen pühapäeval, lähen Barcelonasse naisega, Badalona on suht lähedal, et ma olen juba trelliga rääkinud ka, et ma just täna kirjutasin, et esimese mängu põhjal tundub, et tema mänge ikkagi ei saa vaadata, aga siis ütlesin talle, et siis lähme koos seda Barcelona poolfinaali vaatama, kui Raieste Murcia ära ei murra, et esimese mängu põhjal tundus ikkagi, et Barcelonal võiks niisugune eelis olla. Kas räägime siis lõpuks meenest ka või? Räägime meenest ka, jah. Ja vist tuleb rekordosa, isegi tund 38 tehtud, aga nüüd jõuame siis meene juurde. Jah, jõuame oma selle klassikalise lõpetamise juurde ja see oli siis, tuleb tõdeda ka, et esimene korvpallur, kes meile on Tobi toonud, et aga mitte lihtsalt Tobi, tegelikult meile jõudis selline sigar, mis ei olegi meil laua peal praegu, me vaatame seda kaugelt, aga meil on niisugune nagu kinnises pakendis sigar. Ma olen toonud ta siia siis. Rääkige. No näed, seal on niisugune, veits on nagu kuldaga peal, nagu näed sellel pakendil, eks ju. Et nüüd ma räägin siis selle loo ära, et
selle sigari ma siis panin endale seljakotti eelmine aasta finaalis enne 5. mängu, et äkki tuleb lõpuks üks tiitel, et polegi elus põhjust olnud sigarit kunagi suitsetada, eks ju. Ja aga see tiitel jäi saamata, et Kalevi mehed ikkagi murdsid meid maha. Ja siis selle aasta alguses ma panin selle endale seljakotti. Hooajal või siis või? Jah, panin selle sama, selles mõttes, ta oli mul terve aeg oli seal eelmise hooaja seljakotis, eks ju, ja siis nüüd ma hakkasin uue hooaja seljakotti mingeid asju tõstma, tegin selle vana tühjaks, vaatasin, see on seal, ja siis ma vaatasin seda, ja siis ma panin selle endale seljakotti, et oleks kogu aeg mingisugune siuke, ma ei tea, tundsin, et võib-olla selle energia kuidagi, või siuke tiitli energia ja et midagi, et vahel teed lahti, vaatad, et kui on mingid ma ei tea, mingi hetk, kus tunned, et hakkad murduma või no tunned, et on vaja endale meelde tuletada, et mille jaoks sa seda kõike teed ja mis see lõpptulemus on, siis see oli mul terve hooaeg kotis ja aga peale võitu läks nii suureks kiireks peoks ja seal juba Janar oli ostnud sigarid ja pandi sigarid ette, et ei tundki põhjust seda sigarit lahti teha ja suitsetada, ehk siis ja ma mõtlesin, et siin teil tahate ju siukseid, et muidugi väga provotseeriv podcast, et esiteks küsiteks ju kõik saladused asjad välja, siis tahate kingitust ka veel, aga siis ma mõtlesin, et peale finaali ma tõmbasin ühe sigari ära, et ega tal peale selle, et ta siukene jah, ta näeb cool pildil välja tegelikult. Et ta käib selle asjaga kaasas, ega seal midagi muud väga nauditavat ei olnud, siis ma mõtlesin, et ma selle toongi teile, et eks te ise valite siis, kas suitsetate ära või jätate endale, äkki toob teile mingit head energiat, et ma ei tea, äkki järgmine aasta suudate selle mängijate anonüümse küsitluse parima podcasti võita või midagi sellist. Jah, väga hea eesmärk tegelikult. See on väga suur eesmärk. Ühesõnaga, sa oled pigem siuke karske vend, et suitsetada ei meeldinud, alkoholi jõid ühe korra pärast karikavõitu. Jah, ma ei tea, mul on siukene ajaga nagu tulnud või kuidagi, kuidas ma ütlen, mul on nagu see, et mulle meeldib isiklikult kõige rohkem see seisund, kui sa oled, ma ei tea, oled välja puhanud, sul on mingi hea söök sees, kohvi mulle meeldib selles mõttes, sealt see on niisugune väikene kofeiinilaks, aga oled hea söögi teinud, oled trenni saad kus saad dopamiini, oled välja puhanud ja su pea on niisugune täiesti selge, et ma olen nagu hästi väga mugav enda nahas, et mulle nagu meeldib olla niisugune terav ja selge ja see on minu jaoks nagu parim niisugune nagu seisund. Ja sellepärast ma ütlen, üks on see alkohol nagu sportlasena, et ega ta sulle väga hea ei ole, aga pigem ongi see, et isegi kui ma ei oleks, ma nagu ei oleks niisugune tihe joojast, mulle nagu ütleme, et kui ongi see, et hakkad jooma, mida rohkem jood, seda kaugem sa sellest seisundist oled, et seda rohkem sul on nagu sa ei ole enda üle nagu, kaotad kontrolli enda üle ja aina nii-öelda aeglasemaks sul see kõik mõttetegevus läheb, et mulle nagu, ma ei tea, mul on nagu see teisele poole minev nagu seisund meeldib rohkem. Ja nüüd 2 päeva sa said nagu alla ka seda ja siis sellest piisab mõneks ajaks jälle. Ja igal juhul. Ütleme niimoodi, et saladuskatte all, et sai ka mõned pitsid üle õla visatud, et päris ikka, ütleme niimoodi, et päris keeruline on ikka sammu pidada niimoodi, et järgmine kord, kui on tiitel tulemas, siis teab, äkki peab nagu treenima hakkama kodus mingite mikrodoosidega. Kuu aega ette hakkad vaikselt. Siis kui teised erafinaali mängivad, sa oleks võinud selle nagu endale krutsi alla ehitada. Teised äkki vaata tavahooajal joovad, siis hakkab play-off, eks siis lõpetavad ära, et nagu play-off, eks ju. Et siis neil nagu läheb see natukene nii-öelda tolerants, eks ju alla, mina siis tavahooajal ei joo, siis kui play-off on, siis hakkan niisuguseid mikrodoosega õhtu natuke suurendama, et siis nagu tolerants tõuseks, et siis äkki jõuan nagu samale tasemele sinna lõpupeoks. Oli teil mingi kuiv seadus ka satsis või play-offide ajal või see oli nagu iga mees vastutas ise enda eest? Ei, kuiva seadust ei olnud, aga ma ütlen, ega meil ei olnud otseselt vaja, et meil on niisugune, kuidas ma ütlen, niisugune natukene nagu traditsioon oli, et kui kellelgi oli sünnipäev, eks ju, et siis tõi kas mingi pitsad või midagi, reeglina oli pitsad ja siis kõrvale mingi kasti õlle ja mingid karastusjoogid, eks ju. Ütleme, tavalises kossusatsis reeglina tuuakse see, ütleme, on see kast õlle ja siis mingi 2 karastusjooki, eks ju, aga meil esimene kord oli kast õlle ja 2 karastusjooki läks kohe ära, vaata,
ja kastist õlle võeti mingi 4 õlle, noh et ma ütlen, meil oli niisugune sats, et kui need pitsad toodi, lõpuks oli see, et toodi see six-pack õlle, eks ju, ja 6 karastusjooki ja ütleme, et sealt six-packist jäi ka 2 tükki jäid üle sinna külmkappi, et saime teada, et Tartus on 4 alkohoolikut, ega nimesid ei saanud. jah, just. Kuule, väga äge. Ja lisaks ühe korra sarnaselt ürituselt on meil läinud külmkapist üks six-pack kaduma, eks ju. Ja mina ja Paasaja kahtlustame siiamaani, et see oli Janar Talts, tema läks väga närvi, et me kahtlustame tema, et tema ei võta, et mis me arvame, et on vaene, et ta ei suuda endale ise jooki osta, aga ma ütlen siiamaani, et Janar, me oleme jumala kindlad, et sina võtsid selle six-packi külmkapist ära. Olgu, aga palju õnne veel tiitli puhul ja palju õnne kogu Tartule ja kes ei näinud, siis kõik nägid tegelikult pilti ka, aga loeme siis nagu sõnumiga ette, et I took that personali särgiga Tartu mütsiga mees oli meil täna stuudios. Aitäh! Ja aitäh ka minu poolt, et kutsusite mind. Rünnaku lõpuni on 10 sekundit, see on meie võimalus nüüd, me oleme seda mängu korra juurde. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor.